Tere tulemast Kanter Emori turunduspraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFMi turunduslektor. Tänane külaline Helen Kannelmäe, Euronixi Baltikumi turundus- ja kommunikatsioonijuht. Tere, aitäh kutsumast. Väga hea meel sind siin näha. Nagu ikka tavaks, siis me käime läbi sinu eelnevat töökogemust, tööelu, mis meil sealt on kaasa võtta, arutleme tänapäeva turundusest ja vaatame tulevikku. Selline on meie podcasti saate ülesehitus. No, pöördume päris alguse poole, alati küsin, mis on esimene kokkupuude üldse tööga, mis oled sa teinud juba noorest east võib-olla? Jah, ma siia tulles täna mõtlesin, et huvitav oleks hoopis sinu käest küsida, et mida turundajad tavaliselt vastavad sellele küsimusele, et see on selline, et võib-olla sa näed juba mingeid mustreid, ma saan aru juba 100 ja üle selle episood on käimas, et nii palju inimesi on läbi käinud, et juba huvitav oleks ühel hetkel sind ennast intervjueerida. Aga et ma ei tea, võib-olla sul on mingi peegeldus või mingi muster alguses. No jaa, on väga paljud alustavad klienditeenindusest. Hästi palju on kaubanduses, ühesõnaga ükspuha poodides klienditeenindajad nagu õppe kõrvale, nii et ja tuleb välja, et see on päris hea hüppelaud, sest sealt õpitakse tundma. Ja ütleme, vanemad generatsioonid, nemad on ju alustanud üldse kuskilt põldudelt ja taskuraha teenimise sealt on, aga üldine muster tundub, et hästi varakult alustatakse tööeluga, et see on see, ma ei tea, kus sina alustasid? No minul on nii, et ikka sinna keskkooli aega jääb selline esimene taskuraha teenimine küll, et oli seal jäätise müümist ja ikka klienditeenindustööd, mis on sellised võib-olla lihtsamad hakkama saada ja julgetakse anda noorele inimesele, et ma müüsin jäätist, ma olin ettekandja ja mingi kogemuse sa saad sellest kindlasti, et ma arvan, iga töökogemus annab sulle nagu kaasa midagi, et kas see turundusega otseselt seos oli, et selle sa võid võib-olla tagantjärgi mingi suure joone tõmmata, aga pigem mitte, et sa ikkagi harjutad inimestega suhtlemist ja teenid endale taskuraha, eks, et võib-olla huvitav mõte, mis mul on poeg 16-aastane, 17 saab kohe juba järgmine aasta 18, see on ka päris hirmutav fakt, aga et tema esimene töökoht on ka olnud jäätise müümine, aga kohe nüüd teine taskuraha teenimine on Bolti kuller, eks ju. Et mis näitab lihtsalt võib-olla seda, et kuhu see tehnoloogia on arenenud, et mis töid üldse noor inimene, kes sisuliselt midagi ikkagi ei oska veel, on ju, läheb alles õppima suhtlemist ja et mida saab teha, et eks seda tehakse. Kui sa keskkoolis olid, kas sul oli selge, mida sa tahad õppima minna? Mul oli päris selge, 8. klassist alates juba ma otsustasin, et ma tahan psühholoogiat õppida, et ma tegin ikkagi eeltööd selle osas, et mis eksameid on vaja, mis on sisseastumiseks oluline ja isegi suhtlesin tol ajal, vist isegi praegu on olemas selline portaal nagu lahendus.net, kus siis psühholoogia üliõpilased saavad kätt proovida, saavad siis olla nii-öelda nõustajad. Ja ma kirjutasin sinna nii-öelda abivajajana, et kellel oli siis huvi, et ma tahan õppida psühholoogiat, et mis te soovitate, mida ma peaks lugema, mis eksameid on vaja teha, mis inimene ma pean olema, kuidas ma intervjuudel või seal sisseastumiskatsetel pean rääkima, et see eeltöö oli päris tugev, jah. No sa astusid Tallinna Ülikooli psühholoogiasse siis, jah? Ja. Et sealt Tallinna tüdruk ka, jah? Ei ole, ma olen pärit väiksest kohast nimega Vinni. Kus kandis see on? See on Lääne-Virumaal, Rakvere lähedal, kool oli siis Vinni Pajuste gümnaasium, et on minu täitsa maatüdruk. Aga see oli sul selge, et on vaja Tallinnasse tulla või tegelikult on psühholoogiat võimalik õppida ka Tartu Ülikoolis? Ma Tartus ei saanud sisse. Proovisid samal ajal lihtsalt? Ja Tartus, ma enam ei mäleta, mis seal takistuseks sai, et sinna ma ei saanud ja tulin Tallinnasse. Ja. No konkursid on kogu aeg suured olnud psühholoogiasse, nüüd veel eriti ma vaatasin sellel aastal, et kuidagi neid on palju puudu, see on tegelikult nagu huvitav töö, kuigi väga väljakutset tööd. No, räägime korra sellest, et kuna ma olen psühholoogia lisaeriala seal lõpetanud, siis mul on päris palju neid samu õppejõudist omal ajal ka saanud ka, et väga huvitav oli. Aga meie ei pidanud mingisuguseid selliseid sessioone kuskil tegema, et käima ja reaalselt, eks ole, praktiseerima, et missugune kogemus sulle sellest õppest jäi ja sellest tulemist, et ütleme? 2002 ma siis astusin sisse, 2005 lõpetasin
mitte nominaalajaga, siis sellest jõuame rääkida, et oli vaja kohe tööle minna ikkagi kooli kõrvalt, aga õppe, noh, see oli nii kaua aega tagasi, eks, et eks ta andis sellise baasi, et sa saad aru, et tegelikult ei ole õigeid vastuseid olemas, psühholoogid ei ole need, kes annavad sulle, kuhu lähed ja kus sa saad tõelise ainuõige tõe teada, eks, et andis mingi maailmavaate, mingi silmaringi, et võib-olla kogu see akadeemiline pool, noh, miks ma otsustasin, et ma psühholoogiat edasi ei õpi, et mul tekkis huvi tegelikult kliinilise psühholoogia vastu. Ma saan aru, et see minu jaoks tollel ajal, noh, ma olin noor just keskkooli pingist tulnud, eks ju, et see nõustamine ja selline koolipsühholoogia või personalipsühholoogia tundus selline võib-olla liiga pehme, ma sain aru, et mul ei ole nagu piisavalt kogemust, et minna kellelegi mingit nõu andma või kedagi kuskile juhatama elu. Et kui siis peaks õppima kliinilist psühholoogiat edasi ja seda võimalik Eestis vist siiamaani teha ainult Tartus. Aga tolleks ajaks juba mul oli juba töö ja muud asjad olid nagu Tallinnas kuidagi paigas, nii et ma siis otsustasin, et ei lähe. No sa oled hiljem, tõttame küll ajas ette, aga hiljem oled teinud ka magistri samas ülikoolis, on ju. Küll hoopis teises valdkonnas, jah? Jaa, ma tõele au andes magistrit lõpuni teinud ei ole. Ma alustasin, et hästi teadlikult, võime pärast rääkida, et hästi teadlikult valisin selle eriala ja hästi teadlikult ei teinud seda lõpuni. Ja see oli kommunikatsioon? See oli strateegiline korporatiivne kommunikatsioon. Ta on siis ühiskonnateaduste all seal või? Ikkagi ma enam ei mäleta seda instituutide ühiskonnateadused, minu meelest ei olnud. Jah, Kaja Tampere oli siis oli kommunikatsiooniinstituut seal vahepeal olemas, sealt. Kaja Tamperest jäi hästi soe ja sügav mälestus selle lühikese õppere jooksul, aga jah. No nüüd sa ütlesid juba, et sa õppimise ajal juba läksid tööle, et jällegi osad on lõpetanud ja siis alles lähevad, osad on alustanud, minu vanused juba hakkasid ennem, kui nad ülikooligi läksid täiskohaga tööle. Et kuhu sa jõudsid oma siis karjääris kohe alguses? No ma läksin seda psühholoogiat õppima hästi suure innu ja teadmisega, et see on minu ala ja esimene kursus oli meil selline, et see tunniplaan ikkagi keskkooliga võrreldes oli hästi hõre. Et aega oli hästi palju ja siis tekkis see vaba aeg, et mõelda, et äkki peaks tööle minema, midagi raha teenima. Et eks esimene mõte oli ikkagi see, et võiks ju midagi tarka teha oma ajaga ja ma ei tea, miks ei olnud seda mõtet, et loe siis raamatuid ja ole raamatukogus ja tee mingit lisatööd ja tegele oma erialaga. Et ikka oli vaja tööle minna ja kuidagi noor inimene kärsitu, rahutu ilmselt. Ja täiesti, see oli küll vist täiesti juhus, et ma oma kursakaaslastele rääkisin, et mul otsin tööd ja paljud meist olid samas kohas ja mul oli üks tore kursakaaslane, kes soovitas, et vaata, et Õhtuleht otsib reklaamimüügi projektijuhti. SL Õhtuleht veel tollel ajal, eks. Et mine sinna, et proovi, et mul ei olnud aimu ei meediast, ei reklaamist, ei müügist, mitte midagi. Et aga just, et see on selline tudengitöö, et mine vaata, et sa oskad suhelda, et tema mulle peale vaadates, olles seda tööd ise ka teinud, mingit aega soovitas ja arvas, et ma võiksin sinna kandideerida. Ja ma läksin täiesti pimesi. Palju seal külma kõnet oli, palju seal oli lihtsalt, et sa pidid nagu vastama sisse tulnud kõnedele? No see töö oli selline, et ma sattusin siis tööle SL Õhtulehe reklaamiosakonda, seal olid erinevad projektijuhid, kelle vahel olid jaotatud ära valdkonnad, et milliste klientidega tegeled ja töö oli peamiselt agentuuridega. Et minu kliendid olid siis ilu- ja tervisevaldkonna kliendid, ehk siis spordi, ma ei tea, Hawaii Express eraldi kliendina, mitte agentuuri kaudu näiteks on millegipärast hästi meeles. Aga tõesti, suuremad meediaagentuurid, kellel on siis, ma ei tea, L'Orealid, ilukliendid, tervisekliendid, et seal oli sellist agentuuri ka suhtlemist vist peamiselt, aga külmakõnet ikka ka, et oli ikkagi, ma mäletan, tegime mingeid eriprojekte, ilu ja tervise ABC või midagi sellist, mis siis inserditi Õhtulehe vahele ja seal oli teatud pinnad vaja maha müüa, et füüsilise leheruumi müükeks. Ja siis oli ikkagi vaja helistada ja suhelda, et hästi raske selline nagu külmalt helistada ja midagi maha pähe määrida nii-öelda enne. Aga õnnestus ja hästi tore kogemus jälle. Mis sa kaasa võtsid sealt endale põhiliselt? Tead, eks see oligi esimene kokkupuude see, näiteks EMOR uuringutega, et sa pead ikkagi müüma argumentidega, et
Õhtuleht oli tollel ajal kõige kõrgema tiraažiga päevaleht, eks ju, Päevaleht ja Postimehega hästi suur konkurent, et kuidas ta siis müüa, meil olid tollel ajal, tuletasin just siin meelde endale, et me ei saatnud presentatsiooni meili teel või ei teinud Teamsi kõnesid, meil oli presentatsioon, oli välja prinditud, need graafikud ja uuringud olid mapi vahel ja mindi kliendi juurde ja võtsid mapi lahti ja tutvustad argumenteerid, miks Õhtuleht, miks peaks olema, eks ju, Õhtulehes suur reklaam. Et võib-olla jah, see kokkupuude uuringutega, kokkupuude meediaga laiemalt, et kuidas see üldse toimib, eks ju, toimetuse ja reklaami ja osakonna vaheline dünaamika ja kuidas üldse lehte tehakse, küljendamised, disainid, et hästi suur samm ikkagi selles suunas, et mis mind nagu tulevases järgnevas elus nagu turunduse vaates ootas, et kuidas sulle see meediatoimetus meeldis valdkonnana? Noh, ma ikkagi ütleme reklaamiosakonna ja meedia toimetuse vahel alati ikkagi väike sein on vahel, eks ju, et seal päris nii ei saa, et sa ostad, eks ju, ilu kliendile 3. leheküljele reklaami ja siis palud sinna ka artikli kirjutada, et seda sisuturundust tegime juba muidugi ka, et see oli selline, aga et ikkagi reklaam on reklaam ja toimetus on toimetus, et see oli nagu selge, joon oli vahel. Aga noh, ikka juba vaadates neid inimesi tegelikult, kes seal toimetuse poolel nagu kirega koosolekuid peavad ja Väino Koorberg oli siis peatoimetaja SL Õhtulehes, et mismoodi see töö nagu käib niimoodi kõrvalt vaadates, et üle seina piiludes, et põnev näha kirega tehakse. No järgmine samm tuli kuidas? Ise otsiti, kuidas käis? Juhuslikult. Et ma reklaamimüügiga puutusin siis järgnevalt tööl ka veel kokku, minu kolleeg Triin Klaas otsustas minna portaali nimega ilm.ee reklaami müüma ja haaras mind kaasa. Et me siis juba liikusime ikkagi sellesse digimaailma, et ka Õhtulehe ajal, eks ju, alustasime ikkagi puhtalt paberlehest, aga mingi hetk tekkis online slowleht.ee või mis domeen võis olla, eks ju, et noh, et see oli selline päevakaupa bänneri müük, et mis on täna mõeldes selle peale, mis on digiturundus, see on ikka päris kiviaeg, eks. No ma ei tea, ma ütleks, et kui ma vaatan, kuidas meie kohalikud müüvad ka otse, et samamoodi on see bänneri müük, ega seal midagi muutunud ei ole, siis sisuturundust ka veel kõrvale ja. Jah, no ma loodan, et päevakaupa enam keegi ei müü. No seda küll. No mis edasi tuli, et siis oli sul müügitöö juba kogemus suur, on ju? Ja müügitöö kogemus oli suur ja ma tegelikult ikkagi sain aru, et see, noh, vaata, sa oled tulnud, eks ju, Tallinnasse psühholoogiat õppima, on ju, kõrgharidust omandad ja et ma sain aru, et see müügitöö ei ole ikkagi nagu päris see, mis on nagu hingele, eks. Aga Õhtulehe ja selle ilm.ee kogemuse kaudu või see teekond viis mind EMT-sse, ehk siis EMT oli meie klient, kellele me siis ka müüsime reklaami ja ka nemad otsisid digiturunduse projektijuhti või äkki seal oli e-kommunikatsiooni juht või mingid veidrad ametinimetused on olnud sellel nagu digiturunduse spetsialistil läbi aegade, aga siis tänu sama Triin Klaas, kes mind siis Õhtulehest Ilma kaasa võttis, siis soovitas mul kandideerida EMT-sse ja Kadri Ärm ja Piret Mürk-Dubois olid siis, noh, tollel ajal oli Piret Mürk, olid siis need, kelle tiimi ma sattusin EMT-sse 2007 põhimõtteliselt digiturunduse spetsialistiks. No Kadrit ma olen ka proovinud siia mikrofoni taha saada, et võib-olla millegi õnnestub, et ta ei ole öelnud, siis järelikult on juba mingi osa jaast olemas. No ma vaatasin, et nii palju inimesi on, kes on juba tolleaegsest meeskonnast, Anne Muldmäe ja Kristi Vennik, kes on läbi käinud, et sa saad selle pildi kokku panna. Ja noh, aga Eesti on nagu osaliselt on ta väike, eks ole, suur ettevõtete puhul paljud on nagu läbi käinud. No seal sa olid päris pikalt, eks ole, erinevatel ametipostidel ka, et no, mis see kogu, ütleme, kui sa võtad selle kogemuse seal kokku, mis see sulle andis kindlasti enese kasvule kaasa hästi palju siukses, nagu sa juba neid nimetasid meie jaoks nagu legendaarseid nimesid, noh tänaseks nad on juba kõik just nagu ettevõtte juhi tasandil, eks on ju pikalt olnud. Et mis see seltskond sulle andis seal ja see valdkond üldse? Et seda on vist isegi raske nagu ühe lause kokku võtta, see on hästi palju, ma olen hästi tänulik selle kogemuse eest ja seal oli erinevaid kihte, et tõesti alustame nendest samadest naisjuhtidest, eks ju, et mis inimesed, mis naised seal ees
millise energiaga, eks, ja kogu tiim on kokku pandud väga hästi, milline see nii-öelda igapäevane tööenergia on, professionaalne energia, kõik see hästi, hästi kõvad eeskujud just juhtide poole pealt ja naisjuhtide poole pealt võib-olla. No siis ütleme kogu see kogemus kokku mul nii-öelda Telia, Elion, Eesti Telekom või alustame EMT, Elion, siis oli Eesti Telekomi aeg, kus siis olid kokku pandud ettevõtted ja siis Telia, eks. Et minu, see kestis vist kokku 8 aastat äkki, ja selle aja jooksul sinna mahtus sisse ka muidugi 2 aastat lapsega kodus olemist, et see kõik on ju tegelikult kulgemine, kasvamine nii isiklikult kui ka professionaalselt, aga ma alustasin digiturundusest spetsialistina, ma lõpetasin digiturunduse tiimijuhina Telias, kus meil oli juba äkki, võin siin võlgu või mäletada valesti, aga 7 inimest ikkagi meeskonnas. Et kõigepealt see näitab seda, kuhu see digiturundus kasvas selle ajaga, eks, et kõigepealt tuleb sul keegi tüdruk, kellel on müügikogemus, on bännereid müünud, natukene saab aru, mida HTML tähendab, oskab veebi meeskonnaga suhelda, eks, ei karda IT-osakonda, et kui sul e-kiri ei lähe välja või pilte, e-kirjas ei ole pilte või mingisugune tehniline jama on, et siis julgeb minna ja küsida, et kes siin aidata saab ja et sellisest bänneri tüdrukust, eks ju, et sa liigud sinna, et see valdkond on nii suur, et me juba ikkagi tegeleme sellega, et miks peaks olema online ja offline turundus eraldi meeskonnad, või see on kõik üks sama maailm, et me ikkagi lõpus viimane nii-öelda Telia aeg oli see, mida ka Anne Muldme sinu saates siin kenasti rääkis, et kus Anne Muldme oli siis nii-öelda offline turunduse meeskonna juht ja mina online turunduse meeskonna juht ja me mõtlesime, et see tegelikult ei ole loogiline. See on sama, mis su tänane tiitel on, vaata, kus nagu turunduse kommunikatsioon on klassikaliselt täitsa erinevad olnud, erinevad meeskonnad või inimesed on ja siis nüüd ta on ka nagu täiesti loogiliselt mõistes kokku läinud. Kas see, et sa selle 8 aasta jooksul seal läksid erinevatest rollidest, aga ka juriidilisest kehadest, kas need olid siuksed sisemised konkursid või kuidas see edutamine käis kuni sinna Telekomini välja? Seal pärast seda digiturunduse spetsialisti rolli olles just lapsepuhkuselt tagasi tulnud, keegi arvas, et on hea mõte noorele inimesele anda juhtida mu tiitliks sai e-kanalite juht. Hästi suur hüppe nii-öelda sellest turundusest hoopis teise tiim, et see oli müügitiimis tollel ajal siis e-kanalite juht ja vastutus tegelikult hoopis laiem, et me vastutasin ikkagi oma meeskonnaga iseteeninduse ja e-poe ja kõikide projektide, online projektide arenduste eest, olles siis ise äriline nii-öelda tellija, eks. Et see tegelikult roll oli hoopis selline äri ja IT vaheline roll, kus sul on ka nagu ambitsioon, et e-kanalite osakaalu tuleb kasvatada ja aru saada, kuidas IT toimib, eks. Et täitsa, kes see mul inimene oli, kes selle mõtte peale tuli. Aga need olid ikkagi nagu sisemise soovitused ja siis, aga olid ka mingid konkursid või? Seal ei olnud, et see oli küll täiesti keegi arvas, et on hea mõte ja ma olen väga tänulik, hästi hea selline kool, et tõesti aru saada, kuidas siis IT-arendus käib on ju ja millised rollid on, mis on IT-arhitekti ja IT-analüütiku vahe ja kuidas need asjad, kuidas käib projektide prioritiseerimine ja siukses suures süsteemis, eks ju, et hästi suur kool, lihtsalt on the go saad aru, kuidas asjad juhtuvad ja õpid. Sealt edasi e-kanalite juhi rollis, see oli päris pikka aega, ajaliselt jälle ei mäleta, mis see periood võis seal olla, aga mingi hetk ma tundsin, et aitab sellest EMT-st, ma lähen ära, ma lähen Elioni, et olles juba kogenud seda, et ma saan aru, et see roll IT ja äri vahel on hästi tähtis, eriti suures süsteemis, et keegi peab oskama tõlkida, et keegi peab oskama projekti juhtida nii, et asjad lõpuks saavad tehtud, aga sama nagu aru mõlemast poolest. Ma arvan, et seal toetas ka see, et sa oled nagu hea suhtleja, et kommunikatsiooni inimesena saad nagu, oskad seal vahepeal olla. Ja siis ma läksin täitsa omal initsiatiivil Elioni, kandideerisin Elioni tehnoloogia üksusesse, tollel oli Sõle tänavamaja ja ametinimetus oli programmijuht.
kõikidel valdkondadel siis erinevad mobility tollel ajal ei olnud, eks ju. Seal oli tele ja internet ja olid siis oma programmijuhid, kes vastutasid antud valdkonna arenduste eest ja minu valdkonnaks sai Smart Home, ehk siis see oli selline, ma ei tea, võib-olla keegi mäletab, Elionil katsetus proovida siis kodujuhtimise teenust. Et täiesti selline enam seda teenust ei ole, aga tollel ajal ikkagi suur tiim tegeles sellega, et inimestel oleksid siis kodus nii nii-öelda, see oli siis nii tarkvara kui riistvara projekt. Et minu ülesanne oli siis kokku juhtida see nii-öelda arenduse pool, et kuidas me siis õigel ajal saame valmis selle, mis on kokku lubatud ja mis tuleb ära teha, erinevaid rolle kaasates ja siis ärile olla siis väga hea partner seal vastas. Et päris lahe roll oli. Aga Eesti Telekom, kes oli ju ja Eesti Telekom siis, kuna ma rääkisin, et MT-st kannapööre Elioni täiesti tehnoloogia valdkonda turundusele pöörasin selja, ütlesin, et nüüd on nii, et see IT-projekti juhtimine ja seal nii-öelda see vaheroll on päris huvitav asi, mille kogemuse ma sain e-kanalite juhina ja siis, mida ma sain Elionist nüüd veel katsetada. Et see tundus kõik väga huvitav ja siis ettevõtted liitusid, tekkis Eesti Telekom ja ma olin jälle tagasi samas süsteemis, mõtlesin, et kannapöörde ja ikka oled, ei pääse. Ja Anne Muldmäe tollel ajal siis oli turunduskommunikatsiooni tiimi juht ja ütles, et kuule, et tule nüüd koju tagasi, et tule nüüd turundusse tagasi, et pakkus mulle siis seda sama digiturunduse tiimi juhtimise väljakutset, kui ma õigesti nüüd mäletan. Vaata, huvitav on see, et rooslased on sellised, neil on aega ja võtada rahulikult asju, et kõrval me kõik vaatasime, et huvitav, et juba varem ei panda asju kokku, eks ole, ja et seda brändingut, isegi siis, kui oldi nagu ühe mütsi all ikkagi brändingut veel hoiti nagu pikalt eraldi, et ei juletud nagu justkui tekitada seda. Et see on nagu huvitav, et tavaliselt eestlastest omanikud teavad palju kiiremini igast otsused ära, et mis see siin jokutate, et miks on vaja paralleelstruktuure, eks ole, meil on üks sama klient, eks ole, ja nii edasi, et mis see sisemine vaade tollel hetkel oli, kas oligi see, et nagu kardeti või miks see nii on või oli see nagu finantse otsus rohkem? Ma selle otsustamise laua taga ei olnud, aga nähes, mul on endal praegu hästi värske kogemus Leedu turul, eks ju, kahe brändi nii-öelda ostmise protsessis pluss siis rebrändi protsess, et seal tegelikult enne kui sa saad hakata värvima poode ja logosid ja veebe, et sul on vaja hästi palju tehnilist taustatööd ära teha, et seal ju kokku panna mobility ja broadbandi valdkond tehniliselt, nii et sul on süsteemid töötavad, kokku panna ettevõtte struktuur, et see võtab aega, see tuleb enne ära teha, kui sa hakkad klientidele ütlema, et nüüd on uus bränd, sest see bränd peab olema ikkagi selline brändi muutus, sa pead andma mingi lubaduse juurde, et sa pead midagi paremaks minema kliendi jaoks, et see on võib-olla see, millega tegeletakse enne ja siis me paneme selle nii-öelda ilusasse pakendisse. Sa räägid, et back office peab olema korras, eks ole, need asjad peavad olema ühendatud, et ei ole siis mingisugused probleemid ilmne, eks ole. Just, et kui sa ikkagi ütled, et nüüd on üks nimi, siis tegelikult see kliendi lubadus ja mille nimel ka palju tööd tehti tollel ajal, et me saame nii-öelda selle mobiili ja kodu interneti ja televisiooni pakkumise siis koos välja öelda. Öelda on lihtne, eks ju, aga et kui inimene tuleb poodi ja saab aru, et tegelikult üks süsteem toimub, üks arve tuleb ühelt ja teine arve tuleb teiselt, eks, et siis ta ei ole rahul, et see nagu ei taga seda kliendikogemuse, head kliendikogemust. Kas sa olid rebrändingul ajal veel seal või? Jaa, ma olin mõlema rebrändingu ajal, ma olin nii Lepatriinu, kui me lendu läks, siis vastutasin kõikide digikanalite rebrändi eest. Koos suure meeskonnaga muidugi, aga siis et seda nägin ja siis ka siis seda nii-öelda Telia. Kas see oli sisemiselt töötajatelt Lepatriinu äraminek oli niisugune kurb sündmus? Oi, väga emotsionaalne. Me mäletame, Valgel tänaval oli EMT peakontor, siis ma ei tea, põhi-office'i maja. Ja kui sealt ikkagi öösel, see kõik toimus üle öö, et mis oli ka hästi lahe, et hästi
suure saladuskatte all, koodnimed olid projektidel, väga tore mälestus sellest ja siis öösel, kui kõik poed ja kõik kontorihooned siis lepatriinud maha võeti sealt, et siis see oli ikka siuke, meil olid pisarad silmas kõigil. Noh jah, sest seda enam need, kes olid selle sünni juures olnud, eks ole, et see on ka siuke, noh täpselt nagu Elionil, eks ole, nähti, tegelikult on päris hea nimi, eks ole, nüüd jälle ajalus lukku läinud, on ju. Kas Telia ise tuli, eks ole, brändina tuli Skandinaaviast, on ju? Et see ei olnud ju siin välja töötatud, on ju? See oli olemas, jah. Et kas seal ei olnud sellist tunnet nagu, et nüüd tullakse ja öeldakse, et nüüd pange see asi ja nii on? Eks ikka oli ja eks oli hirm ka ju, et kuidas kliendid vastu võtavad, et seal oli veel, ma mäletan palju arutelu tollel ajal selle üle, et kas Eesti ühiskond lillat värvi võtab vastu või ei võta, eks. Kas te tegite testid värvidele ka või? Tollel hetkel Eestis? Ei mäleta, et oleks teinud. Aga miks ei teinud? Vaata jälle nagu kui suur asi oleks võinud ju küsida ja näidata ja tegelikult oleks saadud. Oleks võinud muidugi, aga lihtsalt seal lõpuks on see, et sa võid ju teste teha ja inimestelt küsida, aga kui sul on strateegia Rootsist on kokku lepitud, et see on meie CVI, et siis mis teed selle infoga, et inimestele kas siis meeldib või ei meeldi või ma ei tea, 30% ütleb, et see ei sobi, et see otsus oli tehtud, lansseerida tuli. No vaata, kui sa ütled, et sa olid selle sama lepatriinu nagu juures, sa olid Telias, niisugused suured nagu muutused, mis see kogemus sinu jaoks on, kas me nagu üle kardame asju, et tegelikult ei juhtu väga midagi, kui sul kommunikatsioonirahast on, et võetakse vastu, et minu meelest on head näited, on see Circle K, mis nagu mitte ühest otsast ei kõlba Eestisse, eks ole, nagu nime mõistes ja see on ka suudetud teha nagu selgeks, kuigi mis iganes hääldamistega või hiljutine Smartposti nagu muutus, et prooviti meile teha ta söödavaks, tegelikult on lihtsalt ju kommunikatsiooni mõistes on vaja Soome nimi siia saada, et oleks ühtsed materjalid, eks ole, see on nagu tegelikult see taust ju. Jah, eks seal olles ise seesama Leedu rebrand, millega ma ise olen hästi värskelt seotud olnud ja täitsa nimeloome protsessi algusest alates nullist lõime uue nime, mis võiks sobida 3 turule, eks, et siis ma arvan, et julgust peab muidugi olema, et lõpuks tuleb lansseerida ja vaadata, mis saab, aga ikkagi ma hästi usun sellest, et sul ikkagi research taga olema, et meil olid ka märksõnad hästi olulised, et nimi oleks meeldejääv, nimi oleks lihtsasti hääldatav ja nimi oleks lihtsasti ka kirjutatav, et kui sa kuuled, siis sa suudad seda guugeldada. Et ikkagi nendele kriteeriumitele peab uus nimi vastama. Ja loomulikult kõik need asjad, et ta ei tohi tähendada kohalikul turul midagi negatiivset ja tekitada mingit seost mingi mõistega või mingi teemaga, mis on kuidagi, mis ei sobi või et on just negatiivne. Et ma arvan, et mingid nagu research peab taga ikkagi olema või mingi strateegiline nagu checklist, et mida sa kontrollid enne kui. Tead, ma täitsa hommikul sattusin sotsiaalmeedias kontrollimata informatsioon, peaks kontrollima, aga just kui tead, mis on see jalatsitootja, et nemad tropivad oma selle nime rahvusvaheliselt ja jääb see sints 1974 või 75 või. Ma mõtlesin, et see ongi nende nagu see, ma pean selle kontrollima, kas see on nii, aga et vahel tehakse küll nagu huvitavaid lükkeid, et mis iganes põhjusel see nagu on. Ja see võib ka olla ju strateegiline valik, et sa tahad, et inimestel tekiks kulmukortsutusefekt, et mis asi, et korra vaata, et siis sul on nagu võimalus saada 2 korda inimene sinu nime vaatama, et mis asi see nüüd on. See on tõsi, aga teisest küljest ega vaata jube kaua läheb ka selleks, et see jõuab üldse mingit see teadvusse ja seda ära nagu kustutada on eks millesse ma ka hästi usun, eks see sõltub sihtrühmast, et kui sul on, ütleme, sihtrühm on noored, kes on valmis nime kuidas iganes hääldama ja kõik asjad hääldavad välja, et siis on sul hoopis teine nagu teine strateegia, aga ma vajan. Jaa, aitäh. Aga kui sul on ikkagi meie elektroonika müügi, elektroonika jaekaubanduse ketina nii Eestis kui ka Baltikumis teistes riikides kliendiks on nii-öelda kogu rahvas, eks, et hästi lai segment, et rahvabränd, siis sa pead mõtlema selle peale, et igaüks suudaks välja guugeldada, hääldada, et ei tekiks seda segadust. Paljud tegelikult brändid on sinna lõksu langenud, just kui me isegi vaata nagu Baltikumi, vaatame näiteks Eesti keskel, et need kõik, mis on sellised ääd ja ööd ja üüd, eks ole, oma brändi nimedes on tegelikult ju digikanalite mõistes täitsa nagu probleemi ees. Büromaailm, hea näide on ju. Iga kord, kui ta nagu teeb audioreklaami, ta peab selgitama, et sa mine 2 Y-it on seal on ju, või siis puura, et või äripäev.
klassikaline näite tegelikult on nagu sattunud teilt halb brändi nimi on ju. Haripaev jah, et noh, et vaata, need on nagu asjad, kus loomulikult juba asjad sündisid ennem kui igasugused e-kanalid ja keegi ei mõeld selle asja peale, et oot, aga kuidas see järgmine etapp on ju. Ja see ega siis, kui see ongi ajalooline nimi, siis polegi midagi teha, et kuidagi kohanema, aga kui sul on võimalus seda nagu luua nullist ja mõjutada, et siis tuleb ikkagi mõelda, et isegi Euronixi nimi, eks ju, turuliidrina Eestis, ma arvan, üsna hästi tuntud bränd, aga ikka näeme veebilehel, et kirjutatakse X-iga lõpus või KS-iga, et ikka veel on nagu mingi, väike hulk muidugi, aga et eksitakse ka selle nimega, mis justkui peaks väga tuntud olema, eks. No sa nimetasid varem, et MTA-l sa said juba sellise nagu juhtimiskogemuse, et sul tulid inimesed alla. No kuidas oli see kogemus, et sulle öeldi, et nüüd on sul need inimesed ja nüüd sa pead nende igapäevaelu eest ka hoolitsema siin? Ma arvan, ma olen otsuga julge selline, et okei, how hard can it be suhtumisega, et loomulikult teeme, proovime. Ja eks on töötanud hästi mu elus, ma arvan, et ma midagi kartnud küll selle osas ei ole. Ja tõesti, EMT ja Eli on mõlemad on olnud ikkagi väga toetavad, kultuur on väga toetav, et sul on uute juhtide koolitusprogrammid, inimesed personaliosakonnas, kellega teemasid põrgatada ja see süsteem ikkagi tugi on päris hea, et selles mõttes ma olen väga turvaline koht, kus esimesi juhtimiskogemusi kuidas sa esimese juhina versus nüüd hiljem, kuidas sa võrdled ennast, milline sa alguses olid juhina? Tead, võib-olla ma mäletan EMT seal samas Valges Majas, Valdo Kalm oli tollel ajal siis ju veel juhtkonna esimees ja kui ma selle esimese rolli sain, siis me olime seal Valge Maja sööklas, töötajatel oli oma söökla ja Valdo õnnitles ja ütles, et tead, Helen, et kui sa delegeerima ei õpi, et siis sinust ei saa head juhti. Et ma arvan, see on olnud selline üks mingi lause, mis on saatnud, et kui sa kasvad spetsialistist, kes on tulnud, ise saab enam-vähem aru, eks ju, kuidas seda tööd peaks tegema, ja nüüd pead andma ära ja olema nagu juht, et kui sa delegeerida ei oska, et ise hakkad ära tegema, siis on keerulisem, et algul kindlasti oli seda nagu rohkem, et kippusid nagu minema sisse. No ikka kiirem on ise ära teha, kui anda nõu või olla tugi või taustal, et see on alati selline juhina, kuidas sa tasakaalustad seda, et sa pead olema valdkonnajuht, sa pead tegelikult vastutama, saama aru, kuidas asi käib, oskama värvata, praegusel ajal, eks, kuidas sa värbad sotsiaalmeedia või digiturunduse spetsialiste, kui sa ise sellest valdkonnast nagu midagi ei tea, eks. Et aga mingil hetkel pead siis nagu piiri tõmbama ja andma selle vastutuse nagu hästi teadlikult enda inimestele, et muidu nad jäävadki ootama seda, et sa kõike kinnitad või kuskil kogu aeg oled infoväljas või olemas. Kuule, aga räägime seda korra, see on nagu huvitav, me oleme teistega seda nagu puudutanud seda teemat, et kui palju sa ise pead olema kursis jätkuvalt, eks ole, hästi detailselt erinevate tehnoloogiatega, meedialiikidega, viisidega, kuidas asja teha, versus, eks ole, seal, et ma pean suuremat pilti vaatama, strateegiliselt juhtima, on ju. Et see vahe on nagu justkui selles, et läänest tegelikult, mida karjäär edasi, seda kaugened sa tegelikult sellisest algtaseme tehnilisest poolest, on ju. Ja organisatsioonid on hästi suured, neid positsioone ongi, sa saadki kasvada, on ju. Meie Eesti nagu probleem on see, et meil on organisatsioonid õhukesed ja isegi karjääri mõistes ka, on ju, et isegi kui on mingid suuremad organisatsioonid, sa lähed väiksematesse, et sa pead tegelikult olema pidevalt nagu hästi kursis, et üldse asju teha. Ma ei tea, oled sa nagu samale kohale jõudnud või ei ole see nii sinu arvates? Eks see ettevõtte suurusest tõenäoliselt sõltub palju, et ma seda küll ei tunne, et ma pean nagu seda survet või pinget, et pidevalt kõigega on vaja kursis olla, aga võib-olla see on niisugune mingi kõhutunne peab olema, et mis on need teemad, kus tegelikult tasuks vaadata sisse, eks ju, AI tulek, et kui see tegelikult on nii palju muutnud seda, kuidas sa töötad, kas sul on üldse teatud rolli tulevikus enam vaja või ei ole, et see on hästi suur juba tiimi efektiivsuse küsimus, et kui sul on tegelikult mingi töölõik on juba võimalik AI-ga ära teha ja sa juhina ei ole veel sinna
sinna jõudnud, et aru saada sellest, et ammu juba võiks, ma ei tea, copywritingut või mingit tekstitööd näiteks suures mahus AI abiga teha, et siis sa jääd nagu maha, on ju. Et aga see on, ma ei oska seda nagu mingit väga head loogikat siin välja mõelda, see on kõhutunne, et sa pead aru saama, millega, kus kohas sa vaatad sisse natukene sügavamalt ja kus sa eemaldud siis, nii et tegelikult on vaja tegeleda inimeste juhtimise valdkonnaga, eesmärkidega, motiveerimisega, igasuguste. No aga ma mõtlen just seda, et sa ütlesid ka, et selleks, et aru saada, on ju, kas õige inimene tuleb või mitte, sa peaksid aru saama, mida see inimene peaks oskama. Nüüd jällegi, kui suured organisatsioonid, seal on palju nende sama taseme spetsialiste, sa saad nad kokku kutsuda, ütleme, et paneme nüüd selle rolli kirjelduse kirja, on ju, me näeme, et mida on vaja, et andke oma input, on ju. No Eestis on, nagu ma ütlesin, meie uuringu järgi, on ju, mida me teeme, eks ole, see sama turunduspraktikate uuring, valdav osa inimesi on kas üks, eks ole, turundusvaldkonnas, heal juhul on 1-2, ja siis on suuremad tiimid, on ju. Ja nüüd ütleme, et kui sa lähed siis selle ühe inimesena värbama seda, kas või sama digispetsialisti endale, on ju, teadmata, eks ole, kuidas need kanalid toimivad nii edasi, siis kuidas sa saad üldse värvata inimest, sest sul pole abilisi, kelle käest küsida seda, mis jälle viib sinna, et tegelikult sa pead olema nagu kursis, kuidas asjad käivad, et siis küsida inimese käest, kuule, et kas sa neid asju oskad, on ju. Et mul on head, ütleme, et sellised analoogiad on, kuna sa IT-valdkonnaga oled ka tegelenud, on programmeerijast, on ju. Et programmeerija, et sa võid isegi lõpptulemust näha, et justkui nagu toimib, on ju. Kui sa lähed koodi, eks ole, seda koodi on võimalik väga lohakalt kirjutada, on väga hästi võimalik, on ju. Kui sina ei tea seda, kuidas on, siis sa ei oskagi head programmeerijat nagu saada. See on täpselt samamoodi selles valdkonnas. Jah, programmeerijate värbamise osas ma ei taha sõna võtta, aga et see on tõesti keeruline, et kuidas sa, mulle tundub võimatu, et mitte IT-inimesena värvata, eks ju, head arendajat, aga turundajatega võib-olla aitab ikkagi see, et sa juhina mõtled läbi, mis sa ootad sealt inimest, mis sa tulemused on või mis sa eesmärgid on, kuhu ta peab jõudma, eks, et kui sul on sotsiaalmeedia spetsialist, et nii kaugele ikkagi juhina võiks mõelda, et mis sa sotsiaalmeedialt kui kanalilt ootad, et kas sa tahad, et ta tegeleks su followeride arvuga või ta tooks müüki või oleks engagement või tahad kõiki neid 3 asja, ja miks, et kui sa selle oled nagu enda peast läbi mõelnud, annad inimesele eesmärgi ette, et väga tihti inimesel tegelikult sobibki see, et sulle öeldakse, et mis sa mult ootad ja siis see, kuidas ta selleni jõuab, see on juba temas nagu kompetents. No see on tõsi, aga nüüd ongi see küsimus, et kuidas me hindame seda, kas see kompetents on olemas, et ega siis päeva lõpuks me ei taha seda katse-eksitusmeetodit kogu aeg teha, et me anname katseaja, on ju, aga tegelikult meil on ettevõtte nägu seal, on ju, kui ta ei saa hakkama ja meil on küll vähe seda Ameerika lähenemist, kus I'm great, on ju, ja tegelikult ta ei oska mitte midagi, on ju. Eestlane on nagu, ma ütleks keskmisest ausam, on ju, et kui ta nagu ei tea, siis ta, aga ikkagi räägitakse võib-olla ennast üle, on ju, ja siis sa avastad, et tegelikult ta nagu ei saa hakkama, on ju, ja sa nagu õudselt eesmärke panid paika. No jah, eks niisugused riskid on alati, et kuigi ma arvan just, et eestlased eriti, võib-olla naisterahvad isegi rohkem, just turundavad ennast nagu liiga vähe, et võib-olla tegelikult oskavad palju rohkem, aga on see, mis nüüd mis see minu kogemus on, minul ka siia täna tulles, eks ju, käis see mõte läbi, et keda see minu 20-aastane turunduskogemus siin nii väga huvitav on. Sain kiiresti üle sellest, et aga ikkagi jah, pigem turundada, ma arvan, üks turundaja oluline omadus on see, et sa oskad nagu iseennast ka turundada. Et see on selline asi, mida mulle võib-olla, ma olen ise endale pidanud nagu treenima, vahel meelde tuletama, et jah, sa, eriti kommunikatsioonijuhina, eks ju, sa eesmärk on ikkagi panna, rääkida ettevõttest, tuua kõneisikuid rohkem pildile, eks ju, et sa teisi inimesi poodiumile panna, ise oled nagu see, kes nagu kardina taga asju korraldab ja jutupunkte läbi vaatab, on ju. Aga et ise endast poodiumile panna või siis lihtsalt turundada seda, mida sa oled teinud, on ju, kas siis stakeholderitele juhtkonnas või ettevõttele laiemalt, et see oskus, ma arvan, hästi tähtis. Sa räägid ka sisekommunikatsioonist ja siseturundusest. Jaa, ma räägin siin mitmest asjast korraga, jah. Kuule, aga mis sa arvad, kust see tuleb see tagasihoidlikkus, sest ma olen siin 100% suga nõus, on ju. Ma näen tudengite pealt seda ja mina ütleks, et see on nagu võib-olla hariduse valla üks suuremaid väljakutseid, eriti kui inimesed veel lähevad ülikooli, on ju, et kuidas siis saada seda enesekindlust, on ju, mis on nagu elus ülitähtis, on ju, et kust meil see tagasihoidlikkus tuleb?
raske öelda, noh, võib-olla kuskil kultuuris sees, et kui ma võrdlen, minu kogemus, millest ma ei ole üldse täna jõudnud veel rääkida, eks ju, on European Innovation Academy. Noh, juba mu tiitel oli selline Head of Global Marketing, no mõtlesin, et väga kõlav tiitel, eks ju, mida me teadlikult kasutasime selleks, et kuna sihtrühm oli hoopis teistel turgudel, Ameerika, Hiina, et sa pead olema kõlava nimega. Ja noh, eriti noore naisterahvana on ju, et kui sa oled lihtsalt marketing manager, siis sa oled mitte keegi, noh. Et mingis olukorras, kus sul on vaja kehtestada, eks. Et see võib-olla on kultuuris kinni, jah, et Ameerikas vaatad, kuidas osatakse ennast turundada, sul on konkurents on nii tihe, et sul ei ole muud võimalust, sa pead ikkagi rääkima oma positiivsetest omadustest, tugevustest, oskama seda nagu teha, et võib-olla väike turg, et siin on nagu lihtsam nagu läbi lüüa, et võib-olla pole seda nagu enese turundust nii palju vaja. No aga ma vaatan jälle, kus ma küsisin, eks ole, et kus sa pärit oled, et väga paljud muisest turundajad on väljaspoolt Tallinnat. Ja siis ma hakkan nagu mõtlema, väga palju on Tartumaalt tulnud, eks ole, on ju. Et midagi on neid, mis siis nagu toob siia, et ma pean kuidagi tõestama, et ma pean siia Tallinnasse tulema ja siis saama ja siis nad saavadki, eks ole, sest nad kuidagi nagu lükkavad ennast tagant ja mitte, ma ei väida, et Tallinnast ei ole tulnud, aga see on mu tähelepanek, et hästi palju on tulnud väljaspoolt, on ju. Et see niisugune nagu enese müümine on paha sõna, on ju, aga tegelikult see nii on, et ma arvan, et tegelikult ka igasugused turundajad peaks seda rohkem tegema ja eriti tänapäeval, et sa ütled küll õigesti, on ju, et meie roll on mõnes mõttes lasta nendel valdkonna spetsialistidel, arvamusliidriteks kasvada ettevõtte juhil, on ju, aga tegelikult minu meelest turundaja peab ise tänapäeval väga nagu, noh, eriti kui kommunikatsiooniga veel tegeled, on ju, hästi nagu nähtav olema, on ju. Et alustades sellest, et teilt peaks võib-olla ka sotsiaalmeedias palju nähtavam olema, võtma ka rolle nendes, ma ei tea, sisuvideodes ja IKEA turundusjuht rääkis, eks ole, et ma pärisin selle live shoppingu kohta, mida nad teevad, on ju, et nad küll otseselt ei müü sealt, aga nad teevad neid forme, eks ole, et ma küsisin, kuidas sa seda algatasid, et see nagu ei ole eestlastele omane, eks ole, et seal niisugune ees on ja siis ta ütles, et midagi polnudki teha, et esimese video oli tema ja siis müügist keegi, eks ole, et ta peab ise nagu näitama, on ju. Ja siin on nagu huvitav, kui ma tudengitelt küsin, eks ole, sellist küsimust traditsiooniliselt, et kas sa tahaks olla kaamera ees või kaamera taga, eks ole, noh. Et siis noh, enamus tõstab käe, et tahad kaamera taga olla ja siis ma mõtlen, et kuulge, et te tulete reklaami ja kommunikatsiooni suhtekorraldust õppima, et see ei ole tegelikult see koht. Sa pead olema valmis ees olema. See, kas sa nagu hiljem annad teistele, et see näitab mulle jälle seda tagasihoidlikkust. Võimalik jah, et eks seal on nagu, kui sa oled väikses turundustiimis, siis sa pead küll kõik olema, et kui sa suudad nagu strateegiliselt noh, eristada, et keegi on see, kes mõtleb eesmärkide peale, mõtleb tulemuste peale, paneb suunad paika ja pildil ikkagi kuskil sotsiaalmeedia videotes või saavad olla teised inimesed, kellele see rohkem meeldib ja sobib, et siis on väga hea, aga kui sul ei ole sellist uksust, et keegi peab kaamera ees rääkima, et siis eks tuleb valmis olla, jah. Samamoodi meil on olnud viimasel ajal näiteid, noh, Aktuaalne Kaamera helistab ja küsib, et meil tahaksime Euronixilt saada kommentaari äritulemuste kohta, sul ei ole tegevjuhti parasjagu Eestis või, aga pildil tegelikult peab olema, et siis peab olema kommunikatsioonijuhil ka see nii-öelda võimekus, et kaamera ees ärikommentaar ära anda, et mitte nagu Tervisekassa, kus kõik kommunikatsiooni inimesed majusid maa alla, kui tuli kriis, on ju. No, minu meelest jällegi me siin arutasime Janek Mägiga seda, on ju, et hea siuke õpiku näide ülikoolidesse, kuidas viimane kriis nagu hällati, eks ole, on ju. Ja kus on nüüd näha järjekordselt, kuidas suhtekorraldajad teevad siis tööd nagu selle praegu lahkuva juhiga, eks ole, anti nüüd intervjuu seal nii edasi, et see on siuke nagu huvitav materjal kõrvalt vaadata. Jah, see kriisikommunikatsioon on veel täitsa teine valdkond, et ühest küljest, kui keegi niimoodi heatahtlikult tuleb ja ütleb, et kuulge, rääkige, kuidas teil äri läheb, eks ju, et siis on sul võimalus lihtsalt olla pildil ja öelda, et no läheb hästi või nüüd ütleme, sellel hooajal läheb veidi kehvemini kui eelmisel hooajal, aga see on selline ikkagi positiivne nähtavus, mida sa saad. No jaa, aga vaata, sellega on ka, miks kommunikatsioon on raske, on see, et igast sellisest positiivsest võib ka tulla potentsiaalselt mingi negatiivne asi, on ju, sest see on nagu, noh, ma olen mõelnud, et vaata ajakirjanikul see töö on ka selline, et ta peab nagu mingi
informatsiooni kätte saama, selleks ta peab sillutama sellise nagu hea tee, on ju, aga temal on teatud uudise huvi, eks ole, ja sa tahad olla nagu avatud, samas sa pead nagu olema nagu ettevaatlik ikkagi päeva lõpuks, on ju, et sa ei räägi siin mingisuguseid vihjeid, ei tea millest ja sellest asjast läheb, on ju, et minu meelest siin on ka jälle, kui üks usaldamatus on paratamatult tekitatud ja selle tulemusena tegelikult kõik nagu kannatavad, sellepärast et väga paljud inimesed, eriti kes on nooremad, on ju, ei julge üldse ajakirjandusega suhelda, sest neil on nagu see, et sellest on ainult mingi jama tulnud, on ju, ja samas on see võimalus, eks ole. Jumal teab, kuidas nad selle välja nüüd lõikavad, eks, et sa annad mingi kommentaari ja tegelikult võetakse, räägid. Ei no, aga võta, kas või tuled podcasti rääkima, aga sa ka, on ju, et sisu peaks olema, et jah, me räägime nagu avatult ja räägime, aga jälle see mõttevääratus või nüüd on natukese tühistamiskultuur natuke hakkab maailmas nagu vähemaks minema, aga vahepeal oli see niimoodi, et sa olid üliõpilaste ees ja tegelikult sa pidid õudselt mõtlema igat sõna ja see on täielik jama, sest nii ei ole võimalik nagu õpetada, eks ole, on ju. Et sa tegelikult peaks saama mingis osas nagu rääkida, aga samad mingid sõnad on juba nagu mitmetähenduslikud, mis sa üldse ei mõtelnud niimoodi ja väga raske jah, see aeg on väga palju muutunud, aga minu kogemus meediaga viimasel ajal küll Euronixilt tõesti ei ole nagu olnud palju või mitte palju, ei ole selliseid kriisikommunikatsiooni olukordi ei olnud, et pigem ikkagi on nagu positiivselt olnud, et saab kokku leppida, saab läbi rääkida ja eks see sõltub ka nendest kõneisikutest endast, kui autentne sa oled, et kui krampis sa oled, kuidas sind on koolitatud, kas sa suudad ikkagi selle äritulemuse kommentaari või mis iganes küsitakse anda oma sõnadega ja jäädes iseendaks, et see minu viimase aja kogemused on küll sellised heatahtlikud olnud, et aga hästi palju sõltub inimesest endast. No jah, aga vaata, ka see tuleb, üks on see, et sul on ettevalmistuskoolitused, teised on läbi kogemuse ja nüüd, kui sa oled noor, siis sul neid kogemusi ei ole ja samas sa pead selles valdkonnas minema, et mis su ütleme sellised nagu soovitused on sellisele inimesele, kelle kogemusi on vähe, samas ta mingi rolli võiks nagu vastu võtta. Et teeme ära ja pärast vabandame on olnud hea selline mõte, mis saadab, et julgus proovida, et ega siin muud ei ole, sa pead võtma julgelt ette ja kui ebaõnnestud, siis proovid uuesti, et ega seal see tagasihoidlikkus ei päästa ka, et see ju kogemust juurde ei tekita, et see kogemuse, läbi kogemuse ikkagi tekivad need enesekindlus ja julgus ja kõik see, aga et võib-olla võib-olla tagasi turunduse valdkonna juurde, aga et sa pead aru saama oma miksidest ka, et mis põhjusel ma praegu siin kaamera ees olen, et võib-olla see läbi mõelda, et miks minu käest praegu intervjuud küsitakse või mis iganes olukord sul on, et miks me teeme seda, see puudutab tegelikult hästi palju, see miks küsimus on nüüd väga palju saatnud, et kas me teeme mingit loovlahendust, teleklippi või mis iganes olukord on, aga et kui turundusinimene ei saa aru, miks ja kellele, et siis on probleem, et kui see, et kaks asja on paigas, et siis kuidas see välja kukub nagu kukub, siis vaatame tulemuste pealt, kui läheb kehvasti ja uuesti, aga kui sa teed nagu lahmid ja aru ka ei saa, miks ei oska see põhjendada, et siis no see on ka tuleb jälle natuke kogemus, et üks on see, et sul on mingi raamistik, mille peal sa elad, on ju. See miks küsimus on tegelikult hea küsimus, on ju. Kõikide asjade kohta, aga ka kommunikatsiooni mõistes, et kui sa lähed kellegi kohtuma, et siis see ettevalmistuse moment, et sa pead tegelikult nagu mõtlema natuke kaugemale, on ju. Et see ei ole ju ainult see, et ta küsis mingit asja, sa pead nagu aeldama, et ta võib-olla küsib ka mingeid laiemaid asju, et siis sa ei saa laua taga öelda, et ma ei saa aru, mis see siin jah, või oma see seisukoht või vaata, mida soovitatakse kõneisikutele või intervjuu olukordades, et mõtle läbi, mis sina tahad öelda, ükskõik mis ta küsib, ütle oma mõtte ära, eks ju, et see on selline võib-olla mitte kõige ilusam võtte, aga vähemalt kui sul on nagu nägemus sellest, mis sa tahad öelda, mis sinu sõnum siin intervjuus on, et siis see aitab hästi palju, et võib-olla seda pinget maha võtta ja sõnumit edastada. See on 100% õige, selle negatiivne pool on see, et kui sa
korrutad liiga palju ühte samat mõtet, siis võib-olla ei tahetu su poole uuesti nagu pöörduda tulevikus, on ju. Et siis sa pead ikkagi mängima sellega seal natuke. Nõus ja eks see on poliitikute pärusmaa võib-olla rohkem, et oma nagu mingit platvormi või seisukohti kehtestada või välja öelda nii, et ei kuulagi, mida küsitakse, aga äris võib-olla vähem, et on neid mõtteid ikka mõnevõrra rohkem kui 1 või 2 ja need tihti ei ole ka nagu tüütud ajakirjanikel. No kui sa Telekomi lõpetasid, sa juba nagu rääkisid sellest Euroopa innovatsiooni, kuidas te nimetasite seda? Akronüüm on EIA, European Innovation Academy, on ta inglise keele nimetatud. Kas see tuli kohe või oli veel vahepeal midagi? Seal oli veel vahepeal igasugu asju, et mina otsustasin sellest telko maailmast teha pausi, et mõtlesin, et 8 aastat on nagu täitsa piisav aeg, et peaks vaatama, kas on elu väljaspool Teliat ka olemas või ei ole. Ja selgus, et on ja päris huvitav, isegi väga huvitav on olnud elu, karjäär ka sealt edasi. Et ma tegelikult võtsin suve vabaks, otsustasingi, et ma ei tee mitte midagi tööalaselt, puhkan, vaatan rahulikult, mis mu järgmine samm on. Suutsin seda teha vist paar nädalat, kuni ikkagi tundsin, et ma ei oska puhata väga hästi, et tahaks ikkagi midagi teha ja jõudsin, kuna Telia juba tollel ajal, kui ma õigesti mäletan, toetas Arvamusfestivali sponsorina siiamaani hästi aktiivselt panustab. Siis, ja mul oli kokkupuude selle meeskonnaga, siis ma otsustasin minna vabatahtlikuks Arvamusfestivalile ja sellel ajal, see kattub selle aega, kui ma läksin kommunikatsiooni õppima, ehk siis mul rohkem tekkis huvi, teadlikum ja sügavam huvi just võib-olla kommunikatsiooni valdkonna vastu, et turundust on nüüd praktiseeritud ja kogetud küll, et seda nagu õppima ma täiendavalt enam juurde ei soovinud ja mõtlesin, et kommunikatsioon on huvitav nii-öelda nurk, et mitte päris kannapööre, aga täitsa ikkagi selline teine maailm. Ja ma Arvamusfestivalil siis vabatahtlikult mõned suved vedasin meedia, kuidas see meeskond, ühesõnaga meediasuhtluse meeskonda. Me olime seal 3-4 ja suhtlesime ka ajakirjanikega, proovisime saada teemasid, et Arvamusfestivali kajastataks meedias rohkem, et eestvedajad saaks intervjuusid ja kogu see nii-öelda klassikaline kommunikatsioonitöö, et see oli hästi huvitav vabatahtliku töökogemus sellel suvel. No ütleks ka jälle ebatüüpiline Eestile, eks ole, meil on hakanud seda tekkima USAs on ju, vaata see vabatahtlikkuse teema on üks osa sinu identiteedist on ju, kui sul seda ei ole, siis vaadatakse väga viltu, et mis mõttes sa ei panusta ühiskonda tagasi on ju. Arvamusfestival oma olemuselt on ju minu meelest täpselt selline asi, et on ellu kutsutud midagi, et mõttetalgud sisuliselt jah, mingites ütleme, et kõikides teemades, mis Eestit nagu kõnetavad. Ja see on selline, ta toimub augustikuus, eks ju, ja aju sisse lülitamise festival oli meil selline koodnimetus või enda jaoks, et ikkagi, et kuidas, ja mõte ikkagi laiem, et kuidas tuua kokku erineva seisukohaga inimesed, mis iganes teemal, niimoodi, et nad suudavad olla laua taga, rääkida, jääda enda seisukoha juurde, aga mitte tülli minna, eks ju, et mida aeg edasi läks seda rohkem, eks ju, poliitiliselt ka tekkis Eestis, eks ju, erakondi, kes väga tugevalt vastanduvad, et kuidas siis seda nagu niimoodi tekitada, et me päris nagu tülli ei läheks, vaid et suudame mõtted edasi viia, et see on see laiem point, eks ju, on see, et no ütleme, et seda poliitika teist vaadet, eks ole, võib ju vaadelda ka, et nad on tegelikult turundusmaastikus, kus nad lihtsalt eristuvad, eks ole, ja see on üks osa kommunikatsioonist, mis ei pruugi tähendada mitte midagi, eks ole. Ja sihtrühmad ju jällegi, et kui on publikud, siis on tooted edukad on ju, või teenused või erakonnad. Aga küsimus on selles, et kui sa tood 2 eri maailmavaadet kokku, et kuidas nad siis jäävad nagu nii-öelda mõistlikuks ja konstruktiivseks, et see oli see laiem point ja hästi erinevad meetodid, kuidas siis neid vestlusi läbi viia ja ikkagi seal taga on hästi tugev tiim Kristi Liiva eestvedamisel, eks ju, kunagi maale toodud ja see Arvamusfestivali formaat, eks, et see need mõtted ja kuidas pool, et miks me seda teeme hästi tugev. No kui sa leidsid ennast panustamas siuksesse üldisesse teemasse, et kas sealt ei tekkinud mingit idu, et aga äkki võiks ühiskonnas rohkem kaasa lüüa ja minna siis üldse poliitikaga seotud asjadesse või siis avaliku sektorisse, et neid asju ka ellu viia mingis osas?
Otseselt ei tekkinud, mul vist oli mõningaid töövestlusi küll, kui ma mõne ministeeriumiga aga et ma võtsin hästi rahulikult seda suve, et ma tegelikult otsisin võib-olla mitte võib-olla, vaid et mõte oli ikkagi vaadata väljaspool Eestit, et turundajana või kommunikatsiooniinimesena saada see nagu rahvusvaheline kogemus ka, et see oli võib-olla selline nagu kaugem mõte, et kuhu võiks kasvada karjääri mõttes, et sellepärast ma sinna Eesti, kuigi mul on seda mitu korda öeldud, et äkki see peaks poliitikasse minema, aga ma ise üldse ei tunne, et see on minu tee. Ma arvan ka, et siis ei ole vaja nagu toppida oma nägu sinna. See ei ole jah, et mulle meeldis just see, et kuidas nagu viisakalt kaks erinevat osapoolt omavahel suhtlema panna, et see idee võib-olla kandis minu enda sees ka. Ma arvan, et see poliitiku karjäär, see on tegelikult töökoht, on ju, sellest tuleb nagu aru saada, et seal inimesed leiavad ennast suhteliselt juba noorest east, on ju, et noorte liikumistega lähed kaasa ja siis sa õpid seda nagu maast ja madalast ja võib-olla siis see on see karjäär, on ju. Aga see sama Euroopa Innovatsiooni Akadeemia, see on tegelikult eestlaste poolt juhitud, kas see oli ka eestlaste poolt nagu asutatud, eks ole? Ja, Alar Kolk on üks põhiline siis founder ettevõtte või organisatsiooni asutaja, tegemist on sihtasutusega, et ei olegi ettevõte. Ja hästi lahe jah, pärast siis seda Arvamusfestivali suve tegelikult mul on ka loovagentuuri kogemus, ma töötasin Optimistis, kes Optimist Digitalis küll, aga hästi tihe kokkupuude siis kogu selle creative tiimiga, et selline 9-kuine loovagentuuri perspektiiv ka, et mis on ka tegelikult hästi oluline olnud võib-olla üks mõte, mida turundajatele soovitada, et see erinevad perspektiivid tuleb läbi kogeda. Et sa saad olla kliendi rollis, agentuuri rollis, loovagentuuri roll on üks asi, meediaagentuur. Kas sulle meeldis agentuuris olla? Kuna ma otsisin tegelikult seda rahvusvahelist mõtet ja nagu suuremat järgmist sammu pärast Teliat, et siis ma sain seal üsna kiiresti aru, et see pole päris see, aga muidugi tiim, Magnus Luškov ja kes seal kõik sellel hetkel olid, et hästi äge tiim, et siiamaani ma arvan, igast töökohast on ikkagi jäänud inimesi, kellega me siin kas korra aastas vähemalt on, kui mitte tihemini, et sul jääb mingi inimlik kontakt ja side alles, et see on hästi kvaliteedi näitaja. Aga miks ma saan sellest aru, aga jällegi osad on ka öelnud, et mingid asjad neile nagu ei meeldi agentuuri töös, mitte see seltskond, see ei ole küsimus, on ju. Mis sind ei kõnetanud? Võib-olla, et kuna minule meeldib turunduses, nagu ma räägin, et see why küsimus on väga tähtis, et see strateegiline pool on enne läbi mõeldud, siis me hakkame loovasjadega tegelema, on ju, et väga tihti ma näen seda ka praeguses elus ja turundusinimesed kindlasti suhestuvad, et oodatakse turunduselt seda tohutut loovust ja et pange hullu ja minge mõelge teistmoodi ja eelarvet ei ole, aga tehke imesid, eks. Et see ootus loovusel on hästi suur ja just sellele nagu reklaami tööle, aga agentuurid seda ju pakuvad, eks, aga et seal nagu ma nägin, et minu tugevus on ikkagi rohkem seal, et ma mõtlen neid why küsimusi enne läbi ja siis me lähme alles nagu sinna, et mida me teeme, kuidas me seda strateegia ja selle loova poole vahel silla loome, eks, et see praegu on ka mind hästi palju saatnud, et sul peab olema strateegiast tulenev, ma ei tea, bullet list punktidest, mis on agentuuri jaoks tähtsad, millele loovle ideed luues peab tagasi korraks mõtlema, et enne ei ole mõtet kliendi juurde tulla loovideed esitlema, kui sa ei ole korraks vaadanud seda, et kas see läheb kokku sellega, mis ta soovis. Ma tõlgendan su mõtet, et kas oli nii, et tegelikult sa tulid kliendi nagu rollidest, on ju, kus sa mõnes mõttes nende asjadega kõikidega tegelesid, on ju, ja sa olid harjunud nagu seda juhtima, seda protsessi ja nüüd sa pead nagu teenindama protsessi, kus sa saad aru, et kuulge, et mingid asjad pole üldse läbi mõeldud ja miks me seda teeme ja sa nagu lõpuni seda osa ei saa üldse nagu mõjutada, sest kliendil on selline soov, on ju, ja seal tekib mingi frustratsioon sellega, et miks me seda üldse nagu teeme, kas see võib olla see asi? Seal võib olla muidugi see perspektiiv, sul on kliendi vaade ju nii tugevalt sees, et sa tead, kuidas see köögipool kliendi vaates käib, aga kindlasti ka seda, et ega kliendil ka alati ei ole kõik asjad läbi mõeldud, et just agentuur võiks ka nagu loova agentuuril peaks olema endal ka see drive, see why drive, et saaks aru rohkem sellest. Ma ei ütle, et Optimistil seda ei olnud tollel ajal. Kindlasti oli hästi strateegilisi
eesmärgilisi ja suuri ja ägedaid projekte, aga võib-olla ma ise sain aru, et minu kompetents on rohkem selle why poole väljamõtlemisel ja siis loov tiimile selle ülesande kirjeldamisel, kui seal, et mõelda välja hulle mõtteid, et selleks on teised inimesed. No vaata, aga see ebakõla ongi seal selles, et võiks eeldada, et agentuur küsib rohkem küsimusi, aitab küsida rohkem küsimusi, see eeldaks kogemust, et sa oled olnud teisel pool, on ju. Ja nüüd sa ise tõid ju välja seda ka, et kui sa oled olnud teisel pool ja lähed sinna, sul tekib kiiresti frustratsioon, sellepärast, et osad kliendid mõtlevad kaasa, osad tegelikult ei taha, on ju, et selles mõttes, et sa paned nagu küsimärgi alla nende kompetentsi. Vaata, seal on ka erineva tasandi turundusinimesi olemas, on ju. Ja see tekitab frustratsiooni siin ja selles mõttes see nagu tasakaalutus jääb, on ju. Mul oli täpselt sama asi, kui ma otsustasin tervest ära tulla, eks ole, eks mulle ju pöörduti minu juurde, et agentuuri businessisse tagasi tulla ja ma mõtlesin nagu never, ma ei taha nagu tegelikult selles mõttes, et ma tean, ma olen harjunud ise otsustama, on ju, neid suuri küsimusi tegema ja siis ma peaks kellegi nagu, seal tekib kohe selline konkurents ja ebakõla ja mul ei ole sellist asja nagu vaja, on ju, nii et sellepärast ma olen näinud ka, et osad turundajad, kes on pikalt turundajad olnud, on agentuuri läinud, ega nad tegelikult kaua seal ei püsi, et lähevad jälle ära, sellepärast et on ikkagi natuke nagu pettumus, on ju. Jah, ja seal on ikkagi agentuuri töös need erinevad kompetentsid, et millised tiimiliikmed sul on vaja ja milliseid tegevusi on vaja teha, et seal, ma arvan, see loov töö päriselt see inimene, kes võtab selle strateegia ja pakub seal selle loova lahenduse välja, et see vajab ikkagi natuke teistsugust profiili, ma saan aru, et minu tugevus seal kindlalt ei ole, et selleks saada ja ambitsiooni ka selles mõttes ei olnud, et Siim Nikopensus, kes tollel ajal oli üks loovjuhtidest, teeb seda tööd ideaalselt hästi, et mul ei olnud kunagi ambitsiooni sellesse rolli nagu trügida, et ma näen, et sa pead leidma selle enda nurga ja kus kohas sinu see tugevus on. Mis see rahvusvaheline, nagu sa ütlesid, hästi kõlav tiitel, mis see sulle hiljem andis, et kas rahvusvahelist, said sa teha nagu rahvusvahelist turundust nii, nagu sa mõtlesid, et sa tahaksid teha? Sain küll ja sain reisida ka palju ja tõesti see Euroopa Innovatsiooni Akadeemia põhimõtteliselt on koolitusettevõte, aga sihtrühmaks on siis ülikoolid ja tudengid üle maailma, kes siis tuuakse kokku study abroad formaat ülikoolidele, ehk siis tuuakse kokku suvel study abroad programmi raames tollel ajal, kui meie tiimiga, see oli enne Covidit, eks ju, ja kõik, kui sai reisida ja vahepeal oli keerulisemad ajad, aga olid need programmid siis juulikuus Itaalias, Torinos, Portugalis, Hiinas ja oli veel talvine jaanuari formaat Dohas, Kataris. Ja see kõnetaski sind, et saad ka reisida palju. Absoluutselt ja sihtrühmaks tegelikult ikkagi olid ülikoolid ja turundada tuli siis ülikooli otsustajatel, et leida see inimene ülikoolist, kes otsustab study abroad programmi üle, et kuhu me lähme, kuhu eelarvet panna, kui palju õpilasi tuleb ja nii edasi, et see täiesti teine maailm, see ka B2U isegi, B2C ega B2B, vaid business to university. No haridussektor on üldse väga raske, eks ole, et me oleme seda ka siin käsitlenud, kuna meil on siin erinevaid just episood, mis meil vahetult ennem tuli välja, kui me seda salvestusteeme oli meil Tallinna Ülikooli turundusjuht ka hästi pika kogemusega valdkonnas, on ju, et haridussektor on meil klassikaliselt Eestis vähemalt öeldud kogu aeg raha ei ole, tegelikult raha on palju, on ju, mina ei tea, kuidas kõik ära kulutatakse, eks ole, on ju, ja võtta Ameerikas, siis see on ju tohutu business, eks ole, on ju. Mis sulle meeldis haridussektorile ja turundamise juures? Noh, jah, haridussektor, muidugi sa pead tundma seda otsustajat, kuidas sa selle ülikooli otsustaja kätte saad, et seal olid tegelikult ikkagi hästi palju erinevaid tööriistasid, et LinkedInist, eks ju, õige profiil leida, saata õige tekstiga e-kiri, et eesmärk oli saada inimene siis kõnesse, tutvustada talle programmi ja kõik see materjalide väljatöötamine, et see on omaette teekond ja sammud, mida sa teed siis, et veenda seda inimest, kes ülikoolis otsuseid teeb, aga haridussektorit
võib-olla meie nagu seal kogesime, vähe, tegelikult koolitus puutus ikkagi ettevõtlus, oli startup koolitus, et me tegelikult tudengid tulid kohale 3 nädalat, ütleme Ameerika tudeng tuleb Torinosse, Itaaliasse 3 nädalaks suvel, kohtub seal üle maailma teiste tudengitega ja esimesel päeval moodustatakse meeskonnad 5-liikmelised, kus ei tohi olla sinu enda sõpru ega tuttavaid, ja hakkad tööle 3 nädala jooksul mingi äriideega, eks ju, mis siis lõpeb sellega, et käiakse kõik need faasid läbi, et sul on vaja aru saada, kes su klient on, kuidas turundame, kuidas arendame, kuidas disainime, kuidas prototüübime ja lõpeb sellega, et sul on päris elu, investorid on saalis ja kuulavad sinu pitchi, et kuidas sa nagu presenteerid oma äri, on ju. Et sa oled hästi kiire sellise accelerated kogemus, et kuidas startup maailm käib ja ettevõtlusmaailm üldse, et millistest sammudest koosneb ja seal on siis formaat on see, et sul on loengud ja mentorid, et mentorid on ka üle maailma hästi kogenud inimesed abiks, et seal rohkem, eks ju, me võib-olla saime, mina isiklikult sain nagu selle tunnetuse, et kuidas see programm ja millise kogemuse need tudengid saavad seda läbides, et ka see on see, mis ülikooli esindajat ikkagi mõjutab, et kui sa ütled, see on life-changing kogemus, kus sa võõraste inimestega 3 nädala jooksul teed imesid, eks ju, ja võõras riigis, et seal on ka siuksed kogu see keskkond ise, eks ju, annab selle, et see on täiesti ebamugavustsoonist õpilasena ja milline areng tegelikult lõpuks on ikkagi viimasel õhtul tudengid on pisarates ja väga tänulikud selle kogemuse eest, et nad saanud eluaegsed sõbrad, väga hea kogemuse, väga head suhtlemisoskused, väga hea CV-sse, Ameerika tudengitel on väga tähtis, sa saad CV-sse kirja sellise nagu kogemuse, et mis on tööandjale pärast väärtuslik, et see on see, kuidas tuleb nagu kõnetada või seda, mis see lugu, mida tuleb rääkida ka ülikooli esindajale, et siis seda nad ju ettevõtlus- või majandustudengitele tahavadki pakkuda, päris kogemus kuskil teises riigis, et ja sulle turundajana on lihtsalt endal ka väga exciting, et aasta aega valmistad seda ette meeskonnaga Eestis kuskil Tallinnas Ülemiste kontoris ja siis me saame ikkagi ka ise seal koha peal tuleb see event mode'i nupp läheb sisse ja oled seal ise sotsiaalmeedia juht, teed intervjuusid. Ürituskorraldaja, täpselt, et see kõik juhtub selle 3 nädala jooksul. Sa ise ei teinud seda kursust läbi või? Ma ise seda täitsa niimoodi meeskonnana läbi ei teinud, et kõrvalt näed ja koged teiste kogemust, aga et ise. Ma just mõtlen, et oleks ise läbi teinud, äkki oleks tekkinud mingisugune kihk teha hoopis mingit oma asja või? Võib-olla küll, jah. Ma kunagi enne seda kogemust vist Elioni ajal tegin Alar Kolgi juhtimisel läbi siin. Eestis oli üks ühepäevane programm ettevõtetele, kus me Elioni meeskonnaga käisime, et see oli ka selline, et seda me küll tegime oma selle Smart Home kodujuhtimise meeskonnaga. Et mõelda nagu äriüksus täitsa uues innovatsioonis. Jah, et sa oled tegelikult ju, see Smart Home'i valdkond Elionist oled ikkagi väike startup suure üksuse sees, et kuidas sa seda siis nüüd käima saad ja kas saad ja kuidas, et see meelelahutuslik komponent sellel Alar Kolgi koolitusel oli üks asi, miks mind see üldse nagu miks mind tõmbas, miks ma teadsin sellest Euroopa Innovatsiooni Akadeemiast varem ka ja mingi kogemus mul endal olemas, aga hästi lühike selline ettevõttele mõeldud Eestis. No kui sa muidu töötasid nagu 2 suure grupiga Eestis elavate eestlastega ja valdavalt siis venekeelse grupiga, eks ole, siis seal sa ju pidid tegelema väga erinevate kultuuritaustade inimestega, eks ole, nende päritolud erinevad. Kuidas see väljakutsena oli? Väga lahe, hästi arendav. See on siiamaani selliseid, kui sa mõtled, mida tähendab programmi, mida turundaja teeb 3-kuuse koolitusprogrammi ettevalmistuseks või turundamiseks. See on aasta aega kestev töö, et näiteks Hiina programm, selleks sa pead käima ka Hiinas koha peal, kohtuma kohalike partneritega, alati seal on siis kohalik rahastaja või huvipool olemas, kellega lepitakse kokku, kus kohas üritus toimub, kus õpilased magavad, kus toimuvad loengud ja nii edasi. Et selleks sai ikkagi
mõned, et noh, kui sa lähed Hiina ärivisiidile, noh, mis kogemus, et seal ikkagi ei ole päris see, et suva, et mis järjekorras sa uksest sisse astud ja kuidas sa koosolekuruumi laua taga istud ja kes on tähtis ja kes ei ole tähtis ja kes võtab sõna või ei võta, et seal ikkagi on väga, väga hierarhiline, et sul meie muidugi selles alguses me saame jälle koged või õpid läbi kogemuse, et kui sa laua taga oled harjunud, eks ju, Eestis koosoleku ajal kõik võivad rääkida siis, kui nad soovivad, et Hiinas päris nii ei ole, et sul naisterahvad on siin number 2 või 3, eks ju, ja järsku hakkavad rääkima, et sa näed, kuidas sul vastaspool, esiteks on vastaspoolel on alati 3 korda rohkem inimesi laua taga, sest et neid on palju ja kuidagi käib kultuuri juurde, et sul on suured grupid, eks. Ja siis, kui keegi suvalisel hetkel räägib, et mis noh, et sa saad selle kogemuse, et kuidas nagu, kuidas ärikultuur toimub, on, et kas sulle meeldib või mitte, kas sa tahad sellest midagi õppida või kaasa võtta, see on nagu teine asi, aga et kogemus on olemas, et teinekord oskad nagu arvestada või. Kas see võiks olla nagu sarnane, kui tõmmata sihukest paralleeli, et sa ütlesid, et kui me rääkisime nendest brändide ühendamisest, on ju, et tegelikult peaks nagu see back office olema tehtud korda, et asjad toimivad, kui see asi on, et ennem kui sa saad rahvusvahelist turundust teha, tegelikult sa peaksid ikkagi aru saama kultuuride erinevustest. No kindlasti, meil tegelikult oli kaasas ka Eestis elav üks Hiina tüdruk, kes tõlgina kaasas ja natukene seda kultuuri ikkagi tutvust, et mingid päris nullist ei läinud, et noh, sellest ka see kõlav tiitel, eks ju, turundusinimesel ja asutuse juhi tiitel on ikkagi president, mitte juht, on ju. No see akadeemia nimetus ise on juba väga niisugune suur. Ja suur ja kuidas et sa ei ütle, et meil on kontor Ülemistes või vaid ütle, et meil on head office, on ju, ja et neid office'id on rohkem kui üks ja et selline, noh, ütleme, heas mõttes liialdamine, et sa pead ennast natuke suuremaks mängima. Et see oli, et mingi briefing meil oli ikkagi enne teada ka, et väga suuri ämbreid ei kolistanud, aga ikkagi noh, selline äge ärikogemus nii-öelda kompamine näiteks Hiina turul on ju. Miks ma seda nagu pärin siin rohkem, et meil on nagu Eestis ka ilmunud ju mitmeid raamatuid kultuuride erinevusest on ja ma tegelikult, noh, kui sa oled tudeng, siis sa nagu neid lehitsed ja mõtled, et noh, so what on ju. Aga noh, reaalelu on tõesti selline, et sellest oleneb jube palju, et piisab, et sa oled seal näinud hirmsalt vaeva mingisuguse maa suunas ja sa teed mingisuguse vabaa oma käitumisega ja tegelikult sa ei tule sealt tagasi enam, et seda asja peab tegelikult tõsiselt võtma on ju ja keda peab nagu jälgima. Ja ma mäletan ärilõunaid, ühte konkreetset ärilõunat Hiinas, kus meie delegatsiooni liige küsis küsimuse, mis noh, me koha peal keegi aru ei saanud, et midagi valesti oli, aga selle kohta tuli nagu hiljem tagasiside, et ärge sellist tüüpi küsimust enam küsige. Et sa oled liiga avameelselt võib-olla nagu meie oleme siin harjunud, et noh, küsi välja, ole julge, pigem räägi rohkem kui vähem, on ju, et seal on hoopis teine, et natuke pead neid piire teadma, jah. Korra küsin, kas telekomi aegades ei olnud niimoodi, et räägitakse, noh, pangandus on ka rääkinud, et Rootsi on kuidagi teistsugune ja sa pead nendega teistmoodi nagu selle ülemise kihiga nagu suhtlema, kas sa seda tunnetsid ka või tunnetanud? No eks mingil määral ikka, et meil ju seal on võib-olla seda, noh, eriti kui EMT, kui me räägime sellest, et Lepatriinu muutus millekski muuks, eks, et sul on see rahvuslikult, me noh, kõik Eesti üks armastatav bränd, eks ju, ja nüüd me muudame selle millekski muuks, et kas need roostlased ikka saavad aru, et kui tähtis see on, kui suur asi see on Eesti inimestel, et püüd nagu seda edasi viia oli hästi suur, et nad saaksid aru, et see on tähtis, et seal ja siis noh, ma mäletan ikkagi mingeid näiteid, kus me päris kõiki asju ei raporteerinud, mida me kohalikul turul tegime ja et siuksed, noh, natuke teed seda rehepappi, et võtad kuulda, saad strateegiast aru ja natuke teed ikka omamoodi ja väikse kiiksuga, et selline, see on asi, mida ma praegu kogen, eks ju, olles Eesti omanike ettevõttes, proovides äri teha Leedu ja Läti turul, on ju, et eelkõige Leedu on meie jaoks siis praegu selline uus turg, et kuidas see seal, et kui nagu ausad ja läbipaistvad me saame olla teineteise ees, et mõtled ikka selle sama olukorra peale, mis Telias oli, et kui tuleb kuskilt mingi teisest riigist omanik, ütleb, kuidas asjad peaksid käima, et kas nad ikkagi päriselt võtavad selle omaks või mitte. Aga seal on vist see sama asi, mis sa ütlesid, eks ole, just selle Lepatriinu kohta, et on mingi asi, mis on ega emotsionaalne asi side tarbijaga, eks ole, mida lõpuni võib-olla ei olegi võimalik mõelda, et miks on natuke probleem, kui omanik on kaugel.
ta nagu ei taju seda, eks ole, sa võid isegi panna talle uuringu tulemused, ta ei taju, mis asi, siin on mingi protsent kirjas või mingisugused avatud vastused on ju, aga et me oleme arutanud siin ka erinevate turundajatega, kaasa arvatud Sorklas endas, et miks näiteks see minu lemmikteema natuke see Kalevi oranž, miks see tekitab nii palju nagu küsimusi, et tegelikult võiks nagu täitsa vaadata peale, et so what, et see on värvimuudatus, pole midagi teema. Aga jällegi mingi viimases vestluses siin sai seda nagu analüüsitud, et äkki see on ikkagi selle taga kinni, et on mingi brändi nagu nostalgiline nagu side, emotsionaalne side nii tugev, et mingi muudatus on nagu siuke isiklik, et no miks on ju te teete sellist asja ja noh, ma ei ole umbes ära teeninud sellist nagu muudatust on ju. Ja nüüd, kui me oleme eestlastena, me seda teeme, me tõlgendame kuidagi, aga noh, omaniku poole pealt vaadatuna on see ju noh, sa midagi sellest aru, mis sa siin räägid on ju. Jah, eks muutused ei meeldi enamus inimestele on ju, et muutused on alati keerulised, et omanike poolelt ma arvan, et võib-olla see risk on see, et kas päriselt on nagu oht, et me kaotame midagi turupositsiooni või et kas äriliselt päriselt oli Telial risk, et kui Lepaderina muutus Teliaks, et kas see turuliitri positsioon kaob, et ma arvan, see oli ikkagi päris hästi läbi kalkuleeritud ja mõeldud, et see nii ei lähe ja ju ei läinudki, eks. Ei, seda ma isegi usun, aga noh, võtame niipidi, et me, kui ütleme, et seal mingi välisomanik vaatab Eestile, ta vaatab seda ka sellist nagu noh, ma isegi ütleks nagu ikkagi perifeeriat, jah, seal on nagu raha ja kõik, aga no meie vaates näiteks meil on olnud tehased, eks ole, võtta Põlvas või on Kaliningradis kuskil või. Kohalik elu, jah, on tähtis, aga ta ei ole tegelikult tähtis nagu suures pildis. Ja nüüd, kui ma mõtlen seda, et eriti kui sa võtad üle asju, me kunagi ostsime Põlvapiima ära, eks ole, seal olid mingisugused omad sellised nagu ajaloolised sidemed, et mingit kohalikku üritust toetati mingi asjaga, on ju. Ja sina vaatad seda nagu mingi kuluelementi, selles mõttes, et see on mingi koha peal, see on liiga suur kulu, pole mõtet, enam ei tee, eks ole, on ju. Aga see nagu muudab kogu dünaamikat seal, sellepärast, et sellega oldi arvestatud, selle tõttu saadi midagi teha, on ju. Ja noh, kui sa nüüd paned selle sama asja kuskile välismaale ja siia täpselt samamoodi, et mõnes mõttes see omanduse kaugenemine on õudne probleem Eestile. Nüüd me näeme õnneks mingis osas, seda tuleb ka tagasi, ostetakse tagasi, et mida kohapealsem, mida lokaalsem tegelikult on omandus, seda paremini see kogukond tegelikult seal minu meelest drive'ib, eks ole. No eks minu see telekomi kogemus ka näitas, et see grupi strateegia oleneb hästi palju seal tegevjuhist, või et tegevjuht valitakse vastavalt strateegiale, et väga oli perioode, kus me tõesti ka digikeskkondades proovisime saavutada seda, et teeme kõik iseteenindused ja e-poed samale tehnilisele platvormile, et hästi, kõik on hästi grupi poolt juhitud ja siis tuli teine laine teise juhiga, teise strateegia, kus et anname ikkagi kohalikele ettevõtetele nagu vastutust ja initsiatiivi nagu tagasi, et eks ta käibki lainetega. Aga võib-olla ma olen sellega mõtlen ka, et miks see lainetena käib ja see käibki rahvusvahelist ettevõttes. Mul on tunne, et see ongi see, et pussitakse mingit tulemust, nüüd saadakse see maksimum sellega kätte ja nüüd on vaja mingit muutust. Ja siis kõige lihtsam on see põhimõtteliselt lokaalne või tsentraalne. Kui sa vaheldad, siis tegelikult toimub mingisugused hüpped või mingid sellad, et see võib olla sellega nagu seotud. Kindlasti jah, mingid ettevõtted nagu inimestel on mingid arenguetapid, et kuhugi jõuad, siis on vaja jälle muutust, et see muutus teinekord ongi vajalik ükskõik kuhu suunas, aga mingi dünaamika peab katki tegema, et tekiks uuesti kasv, et võib-olla see jah toimib. Kui sa akadeemia aja olid, siis mis siis edasi oli? Siis oli jälle selline isiklik väike pausi aeg, mul oli teine laps sündis ja kuidagi ma sain aru, et ma sain selle rahvusvahelise kogemuse kätte, et tõesti need erinevad kultuurid ja erinevad riigid ja reisimised, aga ikkagi isiklikus elus jõudis see, et juulikuus Eestist ära olla on kõige hullem aeg üldse, et Eestis tasub ka ainult juulikuus, kus on ilus ilm, et sina oled seal ja teed tööd, eks. Et võib-olla tekkis selline õige aeg korra väikseks pausiks ja sellel ajal, minu teine laps sündis COVID-i ajal, eks ju, ja natuke enne seda ma tegelikult, ikkagi ma puhata ei oska väga hästi, et selle ühe kolleegiga Innovatsiooniakadeemiast Jaana Kukega tekkis või Jaana Kukk koos Lars-Erik Hiioniga olid juba loonud ettevõtte nimega Rethink,
strateegia teenuse disaini agentuuri. Ja nad kutsusid mind sinna tiimi, et ma tegelikult läksin ka niimoodi lapse kõrvalt või olles lapse ootel, et mõtlesin, et ma natuke ikkagi teen tööd ka, sest et ma sain selle rahvusvahelise kogemuse kätte, mul oli nagu tunne, et see Rethinki teenuse disaini suund annab mulle jälle agentuuri kogemuse, aga just selles kohas, kus minule meeldib rohkem olla, ehk siis see eeltöö ja strateegiline pool, kus me saame läbi mõelda enne, mida me teeme ja siis hakkame tegema, ükskõik, kas see on siis turundustegevusi või mingeid digikeskkondade arendusi, aga et see teenuse disain on hästi hea platvorm selle jaoks, et see tundus nagu tore seltskond, kellega koos teha, hästi sarnase maailmavaatega inimesed ja ma kuidagi leidsin ennast ikkagi agentuurist, ikkagi jälle tööl, et kuigi mõtlesin, et võtad puhkad natuke, eks, aga ja tegelikult väga õigest kohast enda jaoks. No vaata, ma olen jällegi maininud episoodides, et teenusdisain on õnnestunud, milles klassikaline loovtööstus ei ole õnnestunud, et nad on suutnud saada siis strateegia tasandile tõesti ettevõtetesse kaasa rääkima. Et müts maha, ja nende juurde ka, et tegelikult ei ole see midagi muud kui turundusprotsessi nagu selgeks tegemine ettevõttes, mis on turundusjuhi enda nagu roll aga ma ei tea, on suudetud siuke asi brändida. Et selles mõttes võiks öelda, et sa nagu valisid õige asja, sellega sa said ettevõtetesse kaasa rääkima, eks ole? Ja tõesti selle koha pealt, kus mul tundsin, et on nagu minu tugevus ja hästi suur võimalus ise kokku puutuda kvalitatiivsete uuringumeetoditega, et intervjuud, vaatlused, fookusgrupid, kõik see pool, et räägi inimestega enne, kui sa teed kampaaniaid või enne, kui sa teed mingeid lahendusi, küsi õigeid küsimusi ja proovi aru saada, et mis sul see sihtrühm ootab, eks, et mis need takistused on, mis meeldib, mis ei meeldi, et see pool just ka vestlemine inimestega, et hästi, võib-olla see tuleb kuskilt psühholoogi juurtest, ma ei tea, et see tegelikult tahad aru saada, empaatia, eks, et tahad aru saada, mida inimesed päriselt mõtlevad, et ja selle peale siis ehitada mingeid, mis iganes lahendusi, et see oli jah. Ma korra veel puudutan ühte asja, et sa ütlesid, et et juulis ei taha nagu ära olla, ja et lapse sündides, et mina näiteks ei kujutaks ette, ma olen siin nagu korduvalt öelnud, mul on väike laps ikkagi, et ma üldse tahaks mingit rahvusvahelist karjääri, et ära minna, et see on ju nagu kaotatud aeg oma lapsega, et why, et ma ei saa sellest üldse nagu sellest kuidas siis öelda, sellisest nagu diilist aru, et ma nagu seal mingisugust otsust üldse teeks mingisuguse töö kasuks, kas su peas on ka see, et tegelikult tahad olla rohkem kodus, kui on väiksemad lapsed? No ma ei võta nagu kodus, aga et sa ei lähe siis nagu reisima ja võta sellist töökohta vastu, kus sa peadki olema nagu eemal palju. Mul ei ole jah see karjääri ambitsioon kunagi olnud selline nii suur, et ma nüüd nui neljaks pead nagu isiklikku elu ja pere ja enda rahu arvelt, et teed karjääri, et mul vist kunagi ei ole sellist mõtet olnud peas. Et pigem ikkagi, ka see Innovatsiooniakadeemia töö tegelikult toimus, nagu ma ütlesin, siin Ülemiste kontoris, et oli valdavalt Eestis ja siis, kui üritused toimusid, siis oled jah ikkagi koha peal ja eemal. Ja siis mul oli pere kaasas ka mingites kohtades, kuhu oli võimalik võtta, et siis oli see selline nagu ühine kombineerimine, aga jah, nõus, et oleneb ambitsioonidest vist, et kui sa väga tahad olla, ma ei tea, globaalne turundaja ja tegelikult teha rahvusvahelist karjääri, siis pead olema valmis kolima või kuskil olema mujal. Kas seda on üldse vaja, aga see on igaühe individuaalne. Eks see ongi ambitsiooni sättimise koht, et minul ei ole jah sellist, mingid muud väärtused hakkavad mängima jah. Ma lihtsalt jälle, miks on minu jaoks huvitav ongi, et nagu aru saada, kui paljudel üldse see on ja kui paljudel ei ole, et ma olen ise ka öelnud, mind pole kunagi olnud. Oleks võinud minna, absoluutselt huvi puudub. Et me saame Eestis nii palju teha, mida me tegelikult rahvusvaheliselt, kuigi siin on ka nüüd näiteid, ma olen siin intervjueerinud, väga kõvade karjääridega ja suuri nagu otsuseid teinud, aga lõppkokkuvõttes nad ikkagi leiavad tee tagasi Eestisse. Eks see on mingi ring, jah, et mulle üldiselt meeldib ka see mõte, et kui sa ei karjääris nagu teadlikult ei tegele karjääri tegemisega, vaid lihtsalt sa kulged, sa teed samme, minu jaoks on areng olnud väga tähtis, et sa ei jää magama ühes kohas, et mugavustsoon ei tekiks, võib-olla see on üks nagu drive, et miks muuta või miks edasi liikuda. Et ei ole jah
et võib-olla see, et kui ei ole sellist teadlikku nagu pressimist või push imist kuhugi suunal mingis väga konkreetselt, sul on karjääriredel, astud sealt üles, et siis võib-olla on nagu lihtsam ka hakkama saada, et see, mul on üks hea näide Fractori turundusjuhiga, puutusin Rethinki aegadel just kokku, Andres Villing, kes turundusjuhiks sattus arendaja rollist, oli enne, kui ma õigesti mäletan, insener aga ta hakkas kirjutama artikleid selle oma valdkonnast, blogi postitusi tegema ja see tuli tal väga hästi välja, ta sai aru sellest, et on olemas selline valdkond nagu SEO, et kui ma kirjutan mingite märksõnadega artikleid, siis see päriselt toob traffic'ut ja on nagu kasulik ärile ja täiesti, mulle meeldis see, kui ta rääkis oma kogemusest, et ta julges nagu peale minna ja öelda, et ma ei tea sellest valdkonnast mitte midagi, aga ma proovin ja me proovisime seda ja teist ja tõesti õnnestus, et rääkis hiljem, eks ju, mingid SEO konverentsidel osales, esines ja rääkis edulugusid sellest, ta turundajana väga edukas olnud. Et lihtsalt sul on nagu julgus öelda, et ma tegelikult ei oska seda, aga ma proovin, ma vaatan, et see on võib-olla, see on selline nagu mõtteviisi erinevus, et kui sa proovid kuskile ja sa tead, et sa oled, ma ei tea, haritud turundaja, sa pead saama hakkama, siis võib-olla sa julge nagu väga tihti öelda, et ma ei oska. Aga äkki see on sellest ka, et vaata paljud ei leia kohe kätte oma sellist nagu annet või seda, kus ta nagu on hea ja kus ta nagu tunnetab, et ta nagu tahab ka olla, on ju. Ja paljud jäävadki, nad ei leia seda ja miks vaata, kui me oleme siin arutanud ka laua taga, et kui sa lapsi suunad, et miks hästi paljudesse kohtadesse pannakse, proovitakse aru saada, mis nagu on see, mis nagu kõnetab ja kas on rohkem humanitaar, on rohkem reaalainetes, on ju. Ja see tegelikult meid karjääris ju ka saadab, on ju, et ma olen ennast öelnud, et ma ei teadnud, kas ma tahan üldse õpetada, on ju. Ja esimesed nagu aastad olid mul nagu negatiivne kogemus, on ju, ma pigem nagu mõtlesin, et ma ei taha, on ju, ma ei saanud sealt õiget energiat, kuni ma leidsin mingisuguse nagu tasakaalu endas, on ju. Ja tänaseks on nagu õpetamine minu jaoks sükene nagu, täitsa okei tegevus, on ju, ma saan sealt midagi tagasi, mul ei võta, on ju. Või näiteks samade intervjuude tegemine, et see on ju ka nagu proovimise see, kas sa tahad üldse seda teha ja paljud proovivad ja teevad paar intervjuud ära ja ütlevad, et see ei ole minu jaoks, on ju. Et neid palju teha, sa pead nagu leidma selle, et võib-olla ongi, et katsetada rohkem, on ju, olla julgem ja siis sa nagu näed, et äkki see on, aga ka mitte kohe otsustada selle esimese paari nagu kogemuse pealt, on ju. Ja julgeda öelda, et see ei sobigi või see ei meeldigi, et siin või see ei tule mul välja, et ma tahaks, et see tuleb välja, aga ei tule, et see julgus nagu kui sa oled hästi, ma ei tea, 20-aastasega turunduskogemusega, siis järsku tuled ütled, et ma ei oska või ma ei tea, see ei tule mul välja, et siis see julgus peab endiselt olema, et võib-olla väga tihti julgete, et sul eeldas on, et sul on ju kogemus, kuidas sa ütled, et sa ei oska. Aga ma ütlen, et ma olen ka seda öelnud minul, kui ma olen nagu öelnud oma omaniku tasandile, kellega ma olen koostööd teinud, siis ta ütleb, et sa ei tohi seda öelda. Ta ostab mult professionaalset teenust, mis näitab seda, et tegelikult sa pead endale sisemiselt seda ütlema, et ma tegelikult seda ei tea. No ja võib-olla valima sõnu. Just, et ikkagi teine pool nagu põhimõtteliselt ostab seda kindlust, et äkki sa tead või siukest riskitaluvust, Aga omanike tasemel muidugi tuleb seda, teistmoodi teha, et minu kogemus näitab seda, et kui ootused turundusjuhil on erinevatel omanikel tõenäoliselt väga erinevad, et sul kõiki oskavad turundust teha, et see on meil väga tihti kasutame seda naljana, et enda ettevõtte sees, et kõigil on mingi arvamus, kuidas võiks teha, kõigil on mingi arvamus, kui läheb halvasti, et kuidas võiks teha, et sul peab endal olema turundajana see nagu enesekindluse julgus öelda, et väga hea, tänan teid kõiki heade arvamuste eest, aga meie teeme nii ja me teeme neid asju nii sellepärast, eks ju, et kuidagi see lihtsalt omanike kommentaariga seoses tekkis sellega ma olen nõus ja nüüd jällegi, kus see tuleb? Erinevatel omanikel, erinevatel juhtidel on erinevad kogemused erinevate turundajatega ja paljudel ei ole head kogemused. Ega vaata jällegi, miks teeme saateid? Me tahaks, et nagu paremaks saaks see, on ju, et ei oleks need ootused, et turundaja on X rollis ainult, temalt rohkem ei oodata, on ju, ja nii edasi, et me nagu tegelikult ikkagi arendame seda valdkonda nii palju edasi, et tegelikult on ka kasu kõikidel ja siis me saame ka rohkem teha, meid võetakse rohkem kuuldavaks ja ei tulda selliste
ma ikkagi ütleks nagu ebaprofessionaalsete nagu arvamustega, sest noh, meie, ma ei tea, kui me ei ole turundajad ja me kuskil teistes valdkondades oleme, me ei lähe nagu ütlema, et kirjuta see koodirida niimoodi, no ma ei lähe ütlema, isegi kui ma võib-olla teaks, on ju, ma ei lähe ütlema, et see on sinu see ja ma võin esitada küsimused, kas sa oled nagu läbi mõelnud kõik asjad, aga turundus on tõesti selline nagu visuaalne tihtipeale, eks ole, asi ja seal me nagu kõik leiame, et meil on kohane öelda oma arvamust ja tegelikult ma ütlen, et ei ole kohane. Ja noh, mina olen, eks ole, oma karjääri jooksul lihtsalt suutnud nagu olukorda saada, kus ma saan ignoreerida kõike seda, aga väga paljud ei saa ja sellest asjad lähevadki tuksi, sest hakatakse kuulama ja mis sa arvad siis, kui asjad lähevad halvasti, mis siis, kas see inimene, kes tegi ettepaneku, ütleb, et aga ma lihtsalt mõtlesin seda, ega siis mina ei otsusta ju midagi. Mis sa kuulasid? Just. Jah, aga isegi sellel visuaalsel, noh, et võib öelda küll, et turundus on ju visuaalne ja loov ja kõik see, et noh, kui me tuleme tagasi selle why küsimuse juurde, et sul on ka visuaal, ka värvide valik, ka logo suurus ja teksti font, et sellel on kõigil oma põhjendused taga, et miks see selline on. Et seda peab turundaja suutma põhjendada, et miks need valikud on niimoodi tehtud, et kui ei suuda, aga me ongi, noh, minu kogemus Euronixisse minnes oli ka see, et CVI on olemas, grupi poolt isegi kehtestatud, Euronix International on siis nii-öelda kaubamärgi omanik on ju, kus on brändireeglid on paigas, aga Eesti-Läti turul ikkagi visuaalselt näed, et on inconsistency, ebaühtlused, ei ole sarnane, et disaineritel on lubatud natuke loovad olla, et kui sa oled majas sees töötav disainer, sa tahad natuke vaheldust, et sa töötad pool aastat juba ühe CVI-ga, sul hakkab iga ja tahaks mingit loovust teha, oma nii-öelda kunsti või nagu tööd sisse panna, aga tegelikult ei tohi, et tegelikult sul on põhjus, miks sul on just vaja seda konsistentit hoida majas sees, sul hakkabki sellest väga kiiresti saab nagu kõrini, sest et sa näed seda iga päev, aga su kliendid ei näe see iga päev, et et jõuda sinna, et klientidel on ka sinu CVI-st ja disainidest nagu juba igav või küllus, et sinna tahaks näha, milline bränd nagu nii kiiresti, võib-olla Kalev, eks oma ranchi lihtsalt see teema on nii nähtav, et võib-olla tekitab arutelu, aga et Euronixi sinine värv ilmselt ei tekita seda küll mitte, aga muuseas ma olen nagu ise kahe vahel või niisugusel teelahkmel on ju, ja ma esitan tudengitele selliseid nagu väljakutsuvaid küsimusi selles osas, et see klassikaline CVI, et kas selle ajastu ei ole natuke üle, arvestades seda, kus sotsiaalmeedia on, mis on hästi dünaamiline, eks ole, et mu küsimus on nagu selles, et kas tegelikult CVI peaks olema dünaamiline ja ma tean, seal on omad restrictionid, aga et kui me läheme kõik sinna tasandile, et isikubränd on ka bränd, eks ole, et jah, on inimestel kõikidel mingi oma stiil. See on tihtipeale, milleks on nagu välja kujunud võib-olla natuke läbi mugavuse, eks ole, kõige muu asjad, aga ta on midagi, aga me ka muudame seda, me muudame oma soenguid, eks ole, mina ei saa muuta väga, aga põhimõtteliselt naisterahvad rohkem, et kui me oleme nagu klassikalises CVI-s, siis nagu justkui midagi ei ole nagu muudetud, et me oleme täpselt sellised. Ja tegelikult elu muutub ümberringi, on ju, me peaks kaasas käima, et mõnes mõttes mina laseks nagu CVI-l olla vabam, on ju, ma räägin endale vastu, ütleme, et kui sa võtad jaekaubandused tõesti, et sul peab olema mingi nagu arusaam, et siin nüüd on see vood, eks ole, sellise ülesehitusega ja nii edasi, mis on ka CVI üks osa, mida küll ei panda sinna, aga et ma saaks aru, kuidas mingid asjad nagu kuskil paiknevad, on ju, et kui ma lähen, on ju. Ma ei tea, mis su mõtted siin on? Jah, see ole, mis me keegi CVI all mõtleme, et kui jaekaubanduses tõesti kõige tähtsam asi värv, eks siis kui me räägime, et sa pead ära tundma, et Selveril on oma värv, Maximal on oma värv, Euronixil on oma värv, eks, et nii füüsilises poeruumis kui ka siis igal pool mujal, et see peab olema sul kokku lepitud, et sellega nagu väga palju mängida ei saa, et kui sa tood mingisuguse suure muutuse värvitoonis sisse, siis on tavaliselt on mingi lao tühjenduskampaania või mingisugune eri action käimas, et see on nagu tähtis, muidu ma olen väga nõus selle dünaamilisusega, et see, eks ta viib tagasi selle
minu viimase aja ühe lemmikteema ikkagi brändi ehituse, brändi strateegia juurde, et asi ei ole ju tegelikult värvides, asi on bränd, on ju mingid märksõnad, mingid kokkulepped, mida me oleme meie identiteet, mis me oleme otsustanud, millised me oleme ja kuidas me seda siis väljendame, jah, seal on mitmeid vahendeid, et seal on, eks ju, sul on fondid, logod, värvid peavad olema kokku lepitud, see peab olema consistent, et sa ei saa päris iga päev või iga kuu, eks ju, seda muuta, aga kõik see muu, seal juures on nii palju muid asju, et milline su tone of voice on, milline, et kas sa oled formaalne, mitteformaalne, milline suhtlus on klienditeenindaja, kuidas me räägime oma inimestega või klientidega, et millised meie tekstid on, et see identiteet on nii paljudest asjadest koosneb ja lisaks, eks ju, et see kõik on jah, sellises CVI on dokument, kus on kirja pandud, mingid asjad on vormistatud, eks ju, aga et see ongi elav dokument, elab natuke selles mõttes, et näiteid on ju, iga päev tuleb juurde, eks ju, ongi sotsiaalmeedia, erinevad kanalid, et jah, see on siuke, ma olen nagu nõus mõlema su mõttega, et dünaamiline peab olema, aga ma olen jah, sinnamaale ikkagi jõuan, et mingid kokkulepped kehtivad, consistency, see on nagu inimeste puhul, et kui sa oled üks päev ühtemoodi ja teine päev teistmoodi, siis ma ei usalda sind enam, et ma ei saa aru enam, et milline sa oled, et kuidas ma saan sinuga nagu arvestada, et sama lugu brändidega. Aga ma esitan veel ühe niisuguse nagu mõtle, on ju, selline nagu korrektsus versus lohakus, on ju, kohe täpsustan, et see käib selle kommunikatsiooni juurde, eks ole, et me klassikalises nagu turunduskommunikatsiooni visuaalses keeles oleme hästi korrektsed. Meil on mingid formaadid, on ju, ilusad inimesed, niimoodi sätitud, tohutu see produktsioon, on ju. Ja sotsiaalmeedia tulekuga, eriti selle user content'i nagu genereerimisega, seal on sellist lohakust, ja see lohakust ma ütleks siis nagu autentsus, on ju, nii nagu me oleme, on ju. Ja tõesti isegi meie, eks ole, et täna me oleme natukene rohkem sätitud võib-olla kui koduses situatsioonis alati, kui me hommikul ärkame, et me niikuinii, kui me välja läheme, siis me oleme laval ja kõik see dünaamika, aga et ma näen sotsiaalmeedia kommunikatsioonis see autentsus on nagu rohkem lohakam, eriti ka isegi juba see, kuidas filmitakse mingeid asju ja siis ma mõtlen jälle enda peale, et kas ka brändidel, et käia ajaga kaasas oleks vaja natuke nihutada seda nagu 100% korrektsust, natuke autentsema lohakuse poole. Dünaamiline lohakus, on ju. Et see on, minu meelest on, ma ei ütlen, et meil ei ole vastuseid aga ma nagu näen, et see kommunikatsioon ja kogu see olemus hakkab natuke sinna poole minema. Ja nüüd on vaja leida seal mingi uus nagu selline nagu korrektsus, on ju. Nagu lohakalt, aga korrektselt. Jah, see lohakus sõna mulle ei meeldi, aga autentsus küll meeldib. Et see ja ilmselt see sotsiaalmeedia tulek, TikTokis, eks ju, sa ei tee sama asja, mis sa teed TV3-s on ju, et telereklaamina siis, et need on ikkagi, et see sõltub jah sellest jällegi sihtrühmast, et kes sul on seal, milline, kui sa paned, eks ju, telesse toodetud reklaami TikToki, siis on ju kohe näha, tagasiside on kohe näha, et see ei tööta, see ei levi, see ei lenda selles kanalis, see pole selle kanali jaoks, et ma ikkagi usun selles, et sa pead olema seal kanalis, kus on su publik ja ka see sisu peab olema selles samas stiilis, et autentne selle kanali jaoks, et võib-olla see korrektne, nagu sa ütled, on, et see formaat ikkagi sellele televaatajale sobib, kes vaatab telereklaami, on ju, et aga ma olen nõus, et ega see autentsust saab tuua igale poole sisse, ja see läheb järjest rohkem korda inimestele, et sul ei ole päris see, kui sa mõtled selline klantspilt ja poseeritud, see on juba ammu on proovitud sellest ka fotodes välja saada sellest, et kui sa tehnoloogiat, eks ju, turundad, et sa ei pane ilusad inimesed telekat vaatamas või ilusad inimesed läpakaga, eks ju, et see juba enam, proovime sellest kogu aeg välja saada, eks ju, alates telioaegadest tegelikult on olnud see, et ärme tee seda nagu naeratavaid läpakaga inimesi, eriti B2B turunduses muide on see väga palju, et teil on lipsud ees ja selline klassik, et B2B peab olema just hästi korrektne ja siukene viisakalt riides ja siis on sul see teed asjalikult kuskil kontoriruumis tööd, et neid klišeesid tuleb ikkagi murda, see ei ole enam elu, vaata, see ei ole nagu, sa ei näe enam seda sellist olukorda nii tihti. Kuule, aga ütle mulle, ma olen kõikide käest korral seda idee või kanali esmasust küsinud, et mille järgi sa nagu planeerid, kas sa paned formaadid paika, kuidas ma selle inimesega kätte saan ja siis mõtled idee ise või teistega koos välja või on kõigepealt, kuule, et selline lähenemine võiks ideena olla ja siis ma vaatan, kus formaati see idee nagu võiks nagu minna.
ikka jah, idee ja strateegia enne ja siis kanalid ja isegi loovlahendus on ju, et muud moodi mul tundub, et ei ole päris, hakkad kanalist peale, et tahaks olla TV3-s on ju, ei ole päris see, et ma mäletan seda, need on need tegevjuhtidega seotud naljad, et vahel on küll nii, et sa turundajana pead oma outdoor reklaami panema nagu juhuslikult sinna, kus su stakeholderid elavad, eks ju. Et tegevjuht tööle sõites näeks ka siis seda, et me teeme reklaami, et me oleme nähtavad, et see on niisugune nali, et tegelikult ikkagi planeerid ju seda, et sa tead, kes su sihtrühm on, kus ta elab, kus ta autoga ringi liigub, eks ju, milliseid digikanaleid kasutab. Aga seda ma mõtlengi, kui me ütleme, et selle nagu show-off'i kõrvale, et et kui sa teed oma kliendi teekonna ära ja siis sa tead, et ta 8-st 10-ni sõidab autoga, eks ole, see tähendab, et suure tõenäosusega ma saan ta kätte raadiost, see on tegelikult ju kanali strateegia. Ja siis sa mõtled, et kuidas ma siis tal selle tähelepanu seal äratan selles raadios, kas ma lähen, eks ole, teen mingisuguseid loosimisi, ostan nagu pilti. See on see nagu mu küsimus tegelikult. Eks ta käib käsi käes, see on meedia planeerimise selline strateegia, aga et ta pigem ikkagi hakkab äri eesmärgist, et mis me tahame saavutada, millised sõnumid, millised tooted, milline hooaeg käib, eks ju, et elektroonika valdkonnas väga, väga oluline, et mis kuu parasjagu käib, eks. Et kas inimesed sõidavad autoga või nad on kuskil rannas on ju. Et see algab ikkagi sellest äri eesmärgist eelkõige ja muidugi siis tuleb see meedia planeerimine ja kanalid ja sihtrühma tarkus, leidmise tarkus ka mängu koos meil siis koos meediaagentuuri ja väga paljude erinevate partneritega seal, et kus seda kätte siis saad, eks. Aga ja mis kanalis, seal on ka see share of voice, eks ju, kui ma ei tea, Leedu turul, eks ju, näiteks tahta kasvada. Eestis on Euronixil hetkel täna turuliidri positsioon ja kasvada, saad ainult hoida oma positsiooni, eks ju. Aga kui sul on kasvav turg, kus sa tahad tegelikult olla nähtavam, et siis on sul eesmärk ikkagi ka lisaks sellele, et äriliselt on vaja kasvada, sa pead mõtlema, et kui nähtav sa tahad olla, mis su share of voice on võrreldes konkurentidega, kes samas valdkonnas toimetavad, et see käib nagu käsi käes, aga ma ütlen, et pigem ta jah, sellest meedia pinnast ikkagi jalga, et seal on äri on enne. Kuidas Euronixi positsioon üldse tuli sinuni? Täiesti juhuslikult selles mõttes, et ma rääkisin oma Rethinki teekonna ära, et ma olin nagu hästi õiges kohas enda olles rahvusvahelise kogemuse kätte saanud, agentuuri positsioon, jah, aga ikkagi strateegia poole peal ja kogu see teenuse disain on hästi huvitav maailm siiamaani minu jaoks. Aga Euronixi personalijuht Ave Kruusalu kirjutas mulle LinkedInis, et on niisugune pakkumine, et sihtotsinguga nad kuidagi mu otsa koperdasid ja võib-olla see on mingi enda vastutus siin, et kas sa nagu lähed vestlema või ei lähe, et ma seal ei oska praegu nagu seda öelda, et miks oli see just see pöördumine selline, et ma mõtlesin, et okei, ma lähen kuulan ära, et vaatan, et annan võimalusi, et võib ju kohe ei ka öelda, eks ju, et ma ikkagi läksin vestlema ja sealt hästi kiiresti sain aru, et see jaekaubanduse maailm on minu karjäärist nagu puudu, et tõesti täiesti, ma ei mõelnud seda nii teadliku karjääri planeerimisena, aga just see, et see on huvitav asi, ma ei ole seda tegelikult sellist nagu füüsilise poe turundust, eks ju, ei ole teinud, et huvitav challenge ja lisaks seal juures ka see, et kui tegemist on grupiga, kus on Eesti omanikud, millel on Baltikumi ambitsioon, võib-olla isegi veel laiem ja millel veel juures on see suure muutuse juhtimise komponent, et tegelikult ettevõte ju alustas 92. aastal, kui ma õigesti mäletan, Eestis ja praegu ja juhtimispõlvkonnad on vahetunud ja see uus juht, kes minu tänane juht Aare Koppel ka veab eest seda suurt muutust, eks ju, et mida me et kuhu see ettevõte liigub ja selle juures olemine kõnetas mind, et meil on tegelikult väga suur ambitsioon, Baltikumi ülene, Eesti omanikud ja endal on hästi palju seda otsustus- ja vastutusõigust, et hästi palju saab ise korraldada, ise disainida seda teekonda, et see tundus selline, et väga keeruline ei öelda sellisele välja. Kas sulle anti konkreetne ülesanne, et sul selline ülesanne on see, siis sa vaatasid, lisaks nendele asjadele. Kuna otsiti Baltikumi turundusjuhti, turunduskommunikatsiooni juhti ja sellel ajal veel tiimid ikkagi kõik turundustiimid toimetasid Eestis, Lätis ja Leedu tuli mõni aasta hiljem, et see oli nagu selge ambitsioon, et ettevõte liigub Baltikumi üleseks,
turundus peab ka olema juhitud nii nagu ka tootemeeskond, ostuosakond siis ja kogu muu organisatsioon, et peab liikuma sinna suuna, et see Baltikum ülene strateegia oli hästi selgelt juba teada, kuigi siis veel sellel hetkel oli ainult Eesti-Läti, eks ju, meeskonnad, et see oli jah see konkreetne ülesanne. Kuidas on kohaliku omaniku all töötada versus, sul on rahvusvahelise taseme kogemust ka ja väiksemate meeskondade kogemust ka, et kuidas on seal mingid erisusi või ei ole sinu vaatest? No on ikka, et see, kui võrrelda just seda, et kelle käes see nagu strateegiline otsustuse punkt on, eks ju, et versus Telia näiteks, ja hästi, muidugi võrreldamatud mastaabid tegelikult ikkagi Telia väga suur, väga palju suurem korporatsioon, et Euronixi puhul ma korporatsiooni ei tahaks öelda, et on küll suur ettevõte, aga piisava suurusega, et me saame kiireid otsuseid teha ja juhtkonnas, ei ole liigset bürokraatiat ja kooskõlastamist ja protsessi, et nüüd vaikselt Baltikum ülese ettevõttena ikkagi tekib ja peabki tekkima, aga jah, et sa saad ise olla, ise otsustada, ellu viia kiiresti, et see on küll see suurem muutus, et sa oled nüüd ise see grupp on ju, keda siis, ma ei tea, Leedu turul pead ettevaatlikult vaatama, et kuidas sa kohaliku turuga hakkama saad. No sa ütlesid, jaekaubanduse kogemus sul ei olnud, on ju, kuigi e-kanalid on ka jaekaubandus oma olemuselt, aga ta ei ole päris selline. Kuidas sa nüüd turundajana vaatad, et mis seal kõige suurem niukene nagu erisus väljakutse on olnud jaekaubanduse mõistes sinu jaoks? Jah, kogu see retaili valdkond oma tempo ja siukse hooajalisusega, et see on selline, muidugi Telias ka, eks ju, ja muudes valdkondades, et on teada, et jõulud on intensiivsed perioodid turundajate jaoks ja olenevalt valdkonnast muud perioodid veel, aga ikkagi, ma tean, et on, eks ju, toidu või jaekaubandus, siis kui me räägime Selveritest ja Maximatest ja toidubrändidest, et siis on veel intensiivsem kui elektroonika, eks see sõltub ostusagedusest, eks ju, meie elektroonika ostusagedus Eestis on selline, ütleme, kord aastas, hästi keskmine number on 1 korra aastas, mida me soovime, eesmärk on jõuda selleni, et inimene käiks 2 korda aastas, et see customer frequency võiks olla topelt. Ostuna või külastusena? Ostuna, jah, külastusena. Vaat see ei ole ka see koht, kus sa väga lähed lihtsalt vaatama, et süge inspiratsiooni saama, et jalutad röösterite vahel ja kogu, võib-olla oleneb tehnoloogia huvist, on ju. Aga jah, et ostusagedus ei ole nii tihe, nagu on toidukaubanduses, et siis meie tempo on selline kuupõhine, aga ikkagi kuu ette taktikalised kampaaniad, kõik, mis on seotud toodet hinna pakkumistega näiteks, et see käib kuu ette, et see on ka päris piisavalt siuke suur mootor ja masinavärk, et mõtlemiseks liiga palju aega alati ei ole, eks. Ehk kiirus on ikkagi jaekaubanduses see, mis on märksõna. Kiirus, tempo, muidugi jaekaubanduses kindlasti on hästi suur osa nendel brändidel ja kaubamärkidel, kellega sa koostööd teed, eks ju, et turunduseelarved kujunevad koostöös tarnijatega või kaubabrändidega, et see on ka hästi suur osa sellest tööst, et kui sa midagi teed, mõne brändi kampaaniat, siis see kooskõlastamine, kokkuleppimine, eelarvete kokkuleppimine, disainid, kõik see sama CVI arutelu on väga pikalt olnud, et miks te oma CVI-d nii palju tahate kasutada, et brändidel on ju omad eriti Apple'il või Samsungil. Ja need on veel suured erandid, kus sa ei saagi seista selle eest, et paneme Apple'i. Aga teie puhul ütleme, et kui päris võiks öelda võib-olla nagu tüüpiline jaekaubandus, kes esmatarmekaupu müüvad, et teil on minu meelest ka esmaliini ehk nagu teenindajate tähtsus väga suur, eks ole. Et ta on ju üks osa sellest, kes peaks nagu teadma, mis seal sees toimub, on ju, et see, kas see šokolaad on siin või seal, võib-olla ei ole nii tähtis, aga kas see asi nagu teeb midagi nii, nagu ma tahan, on ju. Ja turuliidril on hästi suur vastutus, et see teeninduskvaliteet oleks hästi kõrge, et see on nagu strateegiliselt oluline kõikidel turgudel, et hästi koolitada enda inimesi, et nad tõesti teaksid nõu anda, et nii palju, kui me oleme ka teenuse disaini meetodeid toonud, eks turundus kaasa intervjueerinud kliente ja et siis on ka tekkinud persoonade mingi ettekujutus sihtrühmadest. Aga olete paika ka pannud persoonad või? Ära kirjeldanud? Ja, et kliendi teekonna? Ka, teekonnaga on selles mõttes
mõttes sellega võib hästi detaili minna, sest et kui sul on 400 kaubamärki, mida esindada, on, et noh, teekond telefoni ostes ja teekond integreeritud kodutehnikat ostes on täiesti erinevad, et see eluolukord on täiesti erinev. Et see, aga noh, kuhu me oleme jõudnud ikkagi mingite üldistustega sihtrühma peale mõeldes, on ikkagi see, et sul on inimesed, kes on väga iseseisvad tehnoloogiat valides, sa teed oma researchi ise, sa tead, sul on tabelid, sa tead täpselt, mis sa tahad ja oskad seda välja guugeldada, et siis sul, ja kes on rohkem online'i sihtrühm, et tal ei ole vaja seda nii-öelda nagu kinnitust või abi poes, aga on teine äärmus, kellel on just vaja seda, et ta ei tee ise mingit researchi, ta tahabki, ta toetub sellele klienditeenindusele ja nõuandele, et ta võib-olla on teinud mingisuguse uuringu ise, aga tahab saada kinnitust, et kas see minu valitud föön või airfryer on ikkagi sobiv minu koju ja siis ta läheb poodi ja ta ootab, et see inimene, kes on tal vastas, et see siis oskaks talle kas öelda, et jah, tubli töö, õige valiku tegid või näed, et okei, et seda tolmuimejad, robottolmuimeja valisid küll välja, aga kuna sul on koduloomad, siis tegelikult seda ei soovita näiteks. Kuule, aga palju eestlane on e-kanali usku? Et tuleb juba suur osa e-kanalist ka ja kas Lätis, Leedus on erisus või? Meil on selline 80-20 ikkagi füüsilise poe kasuks. See suurusjärk on turuti üsna sarnane, et Leedus küll nüüd natuke madalam, aga ei ole ka varasemalt olnud fookus e-kanalis. Ja me ei tegelegi teadlikult sellega, et see oleks väga palju suurem. Kas see on sellest, et tegelikult kauplusi on palju ja nad on tegelikult füüsiliselt nagu väga lähedale? Ja see füüsiline, praegu meie äri näitab küll, et see füüsilise poe vajadus ikkagi on inimene selles valdkonnas, et sa tahad minna, esiteks see sama configuration, et tahad rääkida keegi, kes annab nõu, kui ma ei tea, valid endale lapsele läpak, et sa ei tee seda iga päev ja kui sul ei ole selle huvi, siis sa tegelikult tahad, et keegi ütleks, et vaata see ja see on mõistlik hind ja need vastab sinu soovidele, et sul on vaja seda füüsilist arutelu ja lisaks sa tahad katsuda ikkagi näha ka, et ma ei tea, külmkapi ust, millal, ma ei tea, kui sa mõtled enda kogemuse peale, millal viimati ostsid kodutehnikat, et tahad ikka katsuda, korra ukse lahti teha, näha, milline see seal sees on, et see füüsiliselt 6 aastat tagasi, kui vana katki läks, ma arvan. Ja see on veel eraldi teema, et kuidas tekitada, et see on hästi vajaduspõhine äri, et kuidas sa tekitad seal selle emotsiooni, et kui sul on nagu külmkapp olemas, siis sa ikkagi uut ei vaja. Kuule, aga palju sa turundajana saad üldse kaubavalikus kaasa rääkida? Kauba, ütleme, sortimendi strateegia on ikkagi ostuosakonna juhil, aga mõjutada nii palju ikkagi saame, et kampaaniate tagasisidet, et mis korda läheb, mida inimesed otsivad, kogu see digipool, et eks ju isegi. Kuule, aga palju jaekaubanduses on sellist nagu promotsiooni versus brändi, kas sa hoiad seal mingisugust omavahelist suhtarvu või mitte või? Ja väga jõuliselt tegelen sellega, et brändi osakaal oleks olemas, ütleme alguses 3 aastat tagasi sisenedes, siis ikkagi ma arvan 95% sõnumitest on kauba ja hinna sõnum, olid sõnumid ja ütleme turuliidrina, kui sa saad aru, et turuliider ei võrdu hinnaliider ja sa räägid ainult hinnast, et see ei tundu ka nagu väga mõistlik tegevus, et ja me oleme väga suurt tööd teinud selle nimel, et saada kirja ja paika Euronixi brändi positsioneering, strateegia, et kui me hakkame brändist rääkima, mida me siis räägime, et see on ka selline võib-olla sellest teenuse disaini kogemusest, eks ju, et sa võid ju tulla ettevõttesse ja sul öeldakse, et hakka nüüd ägedaid asju tegema ja hakka nüüd kuldmune võitma, et siis sa pead kõigepealt astuma sammu tagasi ja vaatama, et okei, et tegelikult ettevõte on 90ndate algusest Eestis olemas, eks ju, nüüd on grupp mujal riikides ka väga edukas, tegelikult kasumlik, midagi on hästi ka tehtud, et päris nii ei ole, et turundus on teinud, et nüüd on vaja kõik ümber pea peale pöörata ja hakata midagi täiesti teistsugust tegema. Et kõigepealt pead ju aru saama, et mis sul siin toimub, et mis sul hästi on, mida sa siis muutma hakkad ja millest sa siis rääkima hakkad, et see on olnud hästi pikk ja selline sisuline teekond, mida me oleme teadlikult võtsime pool aastat, et sellega tegeleda, intervjueerisime samamoodi kõiki juhtkonna liikmeid, kliente,
ja tegime veel ka turu-uuringu 3 riigis, et aru saada, et mis see drive'ib siis seda poe valikut, et elektroonikasektoris, et sul on ju toode ja sul on see nii-öelda koht, kus sa seda ostad, et kauba nii-öelda marketplace, et mille järgi inimene siis valib seda marketplace'i. Et see tuleb enne ikkagi selgeks teha ja siis hakkame siis tegelema selle brändiga, et see on olnud siuke teadlik teekond, et jah, brändiga on vaja tegeleda, et seda kaubaturundusele hinnasõnumile juurde on vaja see bränd ise ka tuua, aga et mis see siis on, mida me ütleme ja kuidas me seda teeme, et see on olnud selline pika eeltööga toimetamine. Palju see sisuturundus sotsiaalmeedia kanalites, oma kanalites ka, palju sa sellesse usud, eriti ma ütleks selle elektroonika valdkonnas on ju palju rääkida just nendest, mis see kõik teeb ja millega võiks arvestada. Ja kui sa ütled sisuturundust, siis sa mõtled... Ma ei mõtle makstud sisuturundust, ma mõtlen seda, et sa pushid ise kanalites asju. Ja no hästi usun selles mõttes, et me kas või digikanalite kontekstis, et blogipostitused meie enda, Euronics enda veebis, et see on hästi suur ja teadlik valdkond, meil on eraldi Leedus tiimi liige, kes vastutab selle valdkonna eest, et tõesti, et sa tuleksid Google'i orgaanilistes otsingutes välja nende sõnadega, millega sa tahad välja tulla, et kui inimene otsib parim külmkapp, siis see päriselt leiaks artikli, kust siis lugeda selle kohta, mis on asjalik ja päriselt viib sind ka ostuni, et see on hästi teadlik strateegiline nagu suund, millega me toimetame. Palju influencer turundust, mis oleks ka nagu igas valdkonnas on seal mingid tehnoloogia review tegijad, eks ole? Ja ka meil igal turul ikkagi järjest kasvav teema, et viimase 3 aasta jooksul tõesti praegu seda protsenti ei julge öelda, et kust kohast me hüppanud olema, aga et sotsiaalmeedias hästi suur osa kindlasti, et see aga see jälle räägib sellest, et ole seal, kus su kliendid on, kus su sihtrühm on ja tõesti need sisuloojad. Me seal oleme paika pannud, et mingid kriteeriumid, millele siis me tahame, et see sisulooja nagu vastaks ja kuhu me ei lähe, eks ju, millised valdkonnad, millist tüüpi inimesed nagu tundub, et on nagu klapivad meie brändi väärtustega, et see on nagu see töö, mis tuleb enne ära teha. Kuidas sa oma partnerid valid? On sul seal mingid printsiibid ja on need erinevad näiteks, kuidas sa oma inimesi valid? Täitsa erinevad asjad, jah, et meeskonnaliikmed ja välised partnerid, et ütleme suurematest partneritest täna meediaagentuurid ja loovagentuurid on nagu põhilised, muidugi on sotsiaalmeedia väiksemaid, meil on TikToki jaoks näiteks eraldi tiim, kes toimetab ainult TikTokiga aga et kuidas valida, ütleme praegu meil meediaagentuuri konkursist aasta aega saab mööda sellest, et ikkagi üks asi on valida Eestisse ja suhelda Eesti agentuuridega, teine asi on leida partner või grupp, kes suudab sind 3 turul niimoodi ära teenida, et meil on päriselt ka 85% kampaaniatest kattuvad Eestis, Lätis, Leedus, planeering on ühtne, projektijuhid ja meeskond sisemajas sees on ühtne, et sul on väikeste kodumasinate kategooria projektijuht Leedus, kes tegelikult vastutab kõikide kampaaniate eest Lätis ja Eestis ka ja meediaagentuur peab teda toetama seal, et ta ei taha suhelda 3 erineva projektijuhiga ja agentuuridest ja et peab olema see nagu power. Et see on nagu kriteerium, et kas te suudate või oli meie kriteerium meediaagentuuri oli raske leida niimoodi, kes tegutsevad läbi Baltikumi ühtlaselt? Ütleme Baltikumi, meediagrupid on suured, eks ju, et neid, kellel on igas Baltikumi riigis oma tiim, et neid on palju, aga kellel on päriselt kogemus sellise ühtse tiimina toimetamisel, et seda on raske, ütleme selles konkursi formaadis, et sa kuuled ühte ja pead aru saama, et kas teil päriselt on see kogemus või te esitlete seda kogemust hetkel meie jaoks, et see on see nagu väljakutse, et meil need tiime kindlasti on, kelle vahel valida aga et see lõpuks on see igapäevatöö, et kuidas sa siis ikkagi päriselt selle suudad üle Baltikumi niimoodi tõesti juhtida. Aga loovagentuurides? Loovaga sarnaselt Eestis, Lätis meil oli ka konkurss, kaasasime neid, kellega on kokkupuude varasemalt olnud, mõlemalt turult, ülesanne oli sarnane, et too hetk paar aastat tagasi, kui Euronixi brändikampaaniat tegime, valisime Läti agentuuri, kes siis tegi Eestile ka, et seda võib arutada, et kuidas läks ja kui autentsed need Lätis tehtud lood Eesti jaoks on, et eks on alati küsimus,
aga ütleme, mõte on jah selles, et partnerid võiksid kõik olla suuremad partnerid, teenindada meid üle Baltikumi, aga noh, praegu Leedus meil on täiesti teistsugune nii-öelda positsioon või koht, et kui sa teed rebrändi, siis sedasama lahendust ja sedasama sõnumit ei tee teistel turgudel, et seal on ikkagi Leedu agentuur koha peal. Kas siis võiks ikkagi öelda, et sinu kui turundusjuhi nagu ootus oleks, et sa saaksid, kui sa oled 3 turul, et sa saaksid ikkagi partneri, kes oleks sul nagu sarnane, mitte et igal pool igaüks nagu teeb midagi ise? No vaata, see sõltub jälle, nagu me rääkisime, need on need lained, et kui sul on nagu selline strateegia, et me oleme One Balti, siis muidugi, et praegu me sellel teel oleme ja see teeb kõikide elu palju lihtsamaks, aga seal samal ajal sa pead jälgima seda autentsust, eks, et kuidas ikkagi sa ei saa, et Eesti agentuur teeb Leedu turule rebrändi, eks ju, teadmata seda, mis olid need 2 varasemat brändi, mis nende nii-öelda tunnetus, kas nad olid nii-öelda lepatriinud või ei olnud, on ju, et seal turul, et mis sa ära võtad nende käest ja kuidas sa selle uue sõnumi ikkagi kohale viid, et seal on vaja, seal me otsustasime, et kindlasti peab olema kohalik agentuur, kohalik keel ja keel niikuinii kohalik, aga et sa pead aru saama sellest keeleruumist, eks ju. Et see on selline valikute koht, et aga üldiselt muidugi, et kui sul on One Balti strateegia, siis tuleb seda jälgida ja vaadata. Ma lõpetuseks küsin tehisintellekti kohta, et natuke juba puutusime, aga et kus sina oled sellega, kuidas ta juba sind töös aitab või ei aita ja kuhu sa arvad, et me liigume turunduses sellega? Jah, me juba veebi trafficust siin rääkisime, et me näeme, et ChatGPT kaudu veebi külastuste ja veebiostude arv ikkagi, ta jääb ikkagi praegu alla 1%, aga ta kasvab, et see on iga kuu, vaatame seda nagu joonekast ülespoole, et sa pead ka turundajana saama aru, et inimesed saavad oma ostu soovitusi ChatGPT käest või AI käest üldisemalt, eks, et kuidas siis seal olla valmis, et kui me praegu kirjutame artikleid nii-öelda Google'i otsingu jaoks, et kuivõrd need algoritmid erinevad, et see on selline katsetuse koht, et juba täna nagu mõtleme selle peale, katsetame ja teeme tegevusi, et siis olla relevantne. Ja muidu tekstiloome ammu juba olnud, kui Google Translate juba aitas, on ju, aga et nüüd see läheb järjest paremaks, et keeleliselt, et kui meil on olnud varem ma ei tea, e-kirjad ja blogi contenti loojad tiimis sees, siis kohalikud rollid ikkagi, sest see keel on tähtis, ma olen ise hästi suur eesti keele fänn ja ei kuidagi julge anda seda ChatGPT-le, et kirjutanud artikkel eesti keeles või vähemalt ütleme aasta tagasi kindlalt ei julgenud, nüüd on juba tekkinud see julgus, et tegelikult saab päris hästi hakkama ja et võib-olla see roll muutub nii, et tekstiloome tuleb AI poolt ja sul on keegi toimetaja, kes on päriselt keelefänn ja vaatab siis nagu hingega üle, et mitte jääda päris sellesse, vaata sa saad aru, kui su tekst on ChatGPT poolt kirjutatud, et mingisugused mustrid nagu korduvad, et seda autentsust sinna sisse ikkagi jääks ja et päriselt oleks ikkagi faktid kontrollitud ja et seda tööd ikkagi peab tegema päris inimene, aga juba mõtled aasta aega tagasi ajaga võrreldes on see väga palju muutunud, eks ju. Ja ma arvan igasugused, minul on nagu igapäevane partner, kellega arutada ja kelle käest küsida ja vaata tekitab siukseid olukordi ka, kus sul on, me enne rääkisime siin sellest, et kõik inimesed teavad, kuidas turundust teha ja et kui sul on nagu majas sees keegi ütleb, et kes ei ole turundustiimi liige, ütleb, et näed, ChatGPT ütles, et niimoodi tuleb turundada, et mis sa teed siis, eks ju, et mis need kokkulepped on, et kas me usaldame majas sees oma spetsialiste ja turundusinimesi või me ütleme, et tegelikult see chat on kõige targem ja eks see on tasakaal lõpuks, et turundusinimesed peavad ise ka ennast nagu challenge ima selle abil, et kui sul on mingi plaan, mingi mõte, mida ellu viia, et võib-olla küsida, et kuidas AI seda näeb, aga et see, ma arvan, et hästi tähtis on ikkagi igas hetkes see kriitiline mõtlemine tuleb alles, et oma peaga natuke mõelda, et see on abivahendi ja assistendina kasutada loomulikult igasuguste koosolekute memode suure tekstimahuga töötamise puhul kindlasti väga palju abiks ja võidad aega, aga see kompetents ja kogemus
ja oma nagu kriitiline mõtlemine ei tohi välja jääda. No ilusad mõtted lõpetuseks. Aitäh, Helen, et võtsid selle aja ja meiega oma kogemusi ja oma karjääri jagasid, et väga põnev oli. Tänan tulemast. Aitäh kutsumast. Ja tänan kõiki, kes kuulasid ja ootan tagasi järgmist episoodi kuulama. Nägemist.